Tere tulemast, publik, kuulama meie Metsaülikooli loengut täna. Meil on suur au, et meil on Ardo Hansson täna meiega koos ja me vaatame alguses tema videot, mida ta loenguna tegi aastal 1994. Ja et see saab olema väga huvitav kuulata pärast, et mis tema kommentaarid on video kohta ja muidugi ka, et majanduse kohta Eestis ja kuhu me jõudnud ja kuhu me võib-olla jõuame. Aga enne kui ma annan sõna Ardole kätte, ma annan alguses Käbi Lokile kätte, kes räägib meie klassikaloengute programmist. Nii et Käbi. Ja täna õnneks meil on video saadaval Ardo loengust, aga meil oli ka helisalvestus sellest, mida me valisime ühe meie klassikatest. Ja neid klassikaid on meil umbes 100. Me oleme selle nädala jooksul riputanud üles mõned, mis oleks teil endal sobival ajal kuuldavaks tehtud. Tänane teema on majandus ja nii, et te võite siia Käbile klikates leida mitmeid teisi majandusloenguid, mida on Metsaülikoolis esitatud üle aastate. Septembrikuus peaks olema neid ringkaudu 100 saadaval teile kõikidele kuulamiseks omal ajal. Nii et palun Maimu. Aitäh, Käbi. Ja natukene sissejuhatuseks ütlen Ardo Hanssoni kohta, et ta on Eesti majandusteadlane. Aastatel 2012 kuni 2019 oli ta Eesti Panga president ja seega Euroopa Keskpanga nõukogu liige. Ardo Hanssonil on majandusteaduse doktorikraad Harvardi ülikoolist. Aastatel 1991 kuni 1992 oli ta Eesti välisministri nõunik ja rahareformi komitee liige. Ja 1992. aastast kuni 1995. aastani ja veel siis 1997. aastal peaministri nõunik. Alates 1998. aastast oli ta töötanud Maailmapangas. Ma pikemalt ei tutvusta siin. Me praegu nüüd lähme vaatame siis seda videot ja siis tuleme tagasi ja kuuleme, mida Ardol on meile rääkida. Nii et palun, nautige. lektor on Ardo Hansson, kes on Kanadas pärit ja ta õppis UBC ülikoolis ja tegi doktorikraadi Harvardis. Ta on nüüd 3. korda siin Metsaülikoolis ja teist korda teeb loengut ja praegult on õppenõukogus Stockholmi kaubandusülikoolis ja ta on Eesti valitsuse nõunik ka teiste riikide Poola, Läti, Leedu ja Sloveenia nõunik. Ta tegeles 2 aastat tagasi väga palju Eesti rahareformiga ja ta on Eesti Panga nõukogu liige. Nii et lektori teemaks on Eesti majandus ja ma annan sõna kohe Ardo Hanssonile. Palun. Suur aitäh ja tahaks jälle on väga hea meel siin jälle tagasi olla üle 6 aasta. Ma arvan, viimane kord me rääkisime Eesti majandusest. Mina rääkisin vähemalt oli 1998. aastal ja selle taga oli suurel määral Toomas Meriloo, kes mind, ma arvan, kutsus ja ka ässitas, et tahtsin võib-olla selle ajal rääkida midagi 20. 30. aastatest, et ta ikka ütles, et räägi tänapäevasest Eesti majandusest ja selle nagu loengu ettevalmistamisest tuli niisugune kasvas mul isiklikult see huvi tänapäevase Eesti majanduse vastu, nii et ma ei tea, kas see tähendab, et Toomasel on suur teene või karuteene Eesti rahva vastu, aga igaüks otsustab seda ise, aga igatahes siit Metsaülikoolist on võib-olla midagi jälle välja kasvanud.
Ja tahaks siis täna nagu pakkuda veidi lühiülevaadet tunni aja jooksul, et mida Eesti majanduses on hiljuti toimunud ja mis võib tulevikus toimuda. Mõned teist olid aprillis, ma rääkisin ka Torontos, ma arvan 4 või 5 inimest siin saalis kuulasid seda ja osa seda juttu saab olema sama, aga ma arvan enamik ei olnud seal ja asjad on selle aja jooksul natukene muutunud. Natuke siis arutada esiteks tausta, teiseks arutada siis hiljutisi saavutusi ja siis natuke vaadata nii probleeme, tuleviku väljavaateid, siis lõpetada mõne niisuguse lõppmõttega. Ja ma hoiataks ette, et see minu üldine toon saab olema küllaltki niisugune positiivne, optimistlik ja võib-olla see kõigile jälle ei istu ja siin on Eesti majandus on selline asi, mida samat asja saab väga mitmest vaatevinklist vaadata ja üks inimene vaatab ja näeb ühte asja, teine inimene näeb ja vaatab teist asja ja sellel on ilmselt küllaltki objektiivsed põhjused taga ka, aga see tuletab meelde ühte juttu, mida Ronald Reagan kunagi vanasti rääkis, et kord oli 2 last, üks oli pessimistlik laps, teine oli optimistlik laps. Pessimistlikule lapsele näidati ühte tuba, mis oli täis kõige ilusamaid mänguasju, mida sa võiks elus ette kujutada. Ja väike laps hakkas nutma, et keegi siis majandusteadlane, mitte näitleja. Siis ütleb, et aga miks sa nutad, et need on ilusad mänguasjad, ütleb, sest ma ju tean, et üks päev kõik need mänguasjad on katkised ja lõhutud. Ja siis teisele lapsele, optimistlikule lapsele näidatakse ühte tuba, mis on umbes nii sügavalt täis sõnnikut. Ja väike laps hüppab sisse, tõmbab varrukad üles, hakkab seal nagu kaevama naeratus näo peal ja ütleb, et miks sa siis naerad, mis on siin nii rõõmus? Ta ütleb, et ma ju tean, et kui siin nii palju sõnnikut on, siis kusagil siin all peab olema üks kena või kaunis poni. Nii et neid asju saab vaadata ja seda oleneb suurel määral oma enda nagu suhtumisest ja mina olen ilmselt see sõnnikus ongi ja ma usun, et me natuke vaatame neid probleeme ka. Ja võib-olla tausta loomiseks võiks natuke meelde tuletada, et mis paar aastat tagasi toimus üldiselt selles piirkonnas endises N-liidu territooriumil, kus toimus päris tugev majanduslik kollaps. Siin on langev elatustase, langev eluiga, langev toodang, produktiivsuse vähenemine, samal ajal kõrge inflatsioon, mis lõpuks viis hüperinflatsioonini, väliskaubanduse kokkuvarisemine, musta turuteke, üldine seadusetus ja edasi, nii et tekkis niisugune kollaps, mille tagajärjel tekkis niisugune üsna suur vaakum. Ja see vaakum oli küllaltki paratamatu ja võib-olla siin läks täide üks Marxi ennustus, et riik kunagi lõppude lõpuks kaob ära ja see terve riigi aparaat, mis vanasti eksisteeris, sisuliselt suurel määral kaotas oma efektiivsuse, kas siis kadus ära, vähenes, korrumpeerus või mis iganes. Ja sellises vaakumis oli siis vaja väga kiiresti tegutseda, et seda vaakumit täita, et toimus mingisugune võidujooks, et kes jõuab esiteks kohale, see hakkab suurel määral määrama pikaks ajaks seda arengu suunda. Ja kui nüüd vastu võtta radikaalset reformi, mis paneb paika teatud põhiseadused, teatud põhiinstitutsioonid, stabiilse raha ja mõned stabiilsed välissidemed, mis on väga tähtsad Eestile kui väikeriigile, mis väga sõltub väliskaubandusest, et siis oli vaja tegutseda väga resoluutselt. Ja ma arvan, et nüüd me võime öelda, et viimase 2 aasta jooksul on Eesti arvatavasti rakendanud kõige radikaalsemat majandusreformi terves Ida-Euroopa piirkonnas või vähemalt resoluutsemat rahareformi. Ja lühiajaliselt ma usun, see võib isegi süvendada seda turbulentsust, mis tekkis. Ja ühest küljest, kui tekib vaakum ja teisest küljest mingi õhk voolab väga kiiresti sisse, see, mis seal toimub, on niisugune küllaltki niisugune nii-öelda siis turbulentne ja see võib vähemalt tekitada küllaltki palju niisugust ebastabiilsust ja raskust, aga samal ajal
loota, et seal teist lahendust oleks ka, ma arvan, natukene utopistlik. Nii et see on võib-olla üks osa sellest taustast, mida tasub meeles pidada, et kui ausalt hinnata neid võimalusi, mis meil oli. Ja me võiks ka samuti vaadata teiste riikide kogemusi. Meid ei ole ainult Eesti, ei tee oma majandusreforme isolatsioonis, meil on 25–30 riiki praegu, kus kõik see protsess toimub samal ajal. Me võime ka siia liita veel Hiinad, me võime liita India, me võime liita väga mitmed teised riigid, kus maailmas praegu toimub üsna sarnane protsess. Nii et, aga ma tahaks võib-olla piirduda siis natukene teiste Balti riikidega võrdluseks, et muidu 25 riigi seas teha üldistusi on jälle natukene raske, aga võib natuke võrrelda vähemalt teiste Balti riikidega. Ja ma usun, et kui me vaatame Balti riike, siis me võime öelda, et Balti riigid on suutnud ennast selgesti eraldada endisest N-liidust oma demokraatia arenguga, samuti oma majandusliku arenguga ja siin võib-olla kõige rohkem torkab silma võitlus inflatsiooni vastu, aga ka väga mitmed teised näitajad. Ja see, ma arvan, suurel määral see suhteline majanduslik areng, suhteline majanduslik edu, mis Balti riigid on saavutanud, on ka psühholoogiliselt mõjutanud lääneriike oma suhtumises, et see ei ole enam former Soviet Union, vaid on ikka ütleme SRÜ ja siis on Balti riigid, mis on juba eraldumas ja liikumas hoopis teises suunas. Võib-olla see on ka majandusteadlase šovinism, et tema enda eriala on see, mis hakkab kõiki määrama, aga ma arvan, siin on tõde taga ka. Ja Balti riikidel on küllaltki paljud põhjuseid, miks nad kasvaksid ka üksteisest eemale, see ajaloolisi põhjuseid, objektiivseid majanduslikke põhjuseid, aga sellele vaatamata on need arengusuunad olnud küllaltki sarnased, et kui me vaatame igat valitsust seal, nad on kõik üsna nõrgad valitsused selles mõttes, et nad on kas nõrgad koalitsioonid või siis on ühes parteis Leedus on ka mitu fraktsiooni, mis siis omavahel ei saa alati hästi läbi. Sellele vaatamata on suudetud väga palju tähtsaid seaduseid ja ka ebapopulaarseid otsuseid vastu võtta, mis tundub üllatusena ja mis on samuti kontrastiks SRÜ-ga. Samuti kõik riigid on nüüd kuidagi enam-vähem saavutanud oma majanduse languse põhja. Eesti on võib-olla juba ligi aasta aega olnud võib-olla tõusuteel, Läti umbes mõni kuu ja Leedu hakkab võib-olla varsti nüüd või võib-olla nüüd hakkab praegusel ajal kasvama. Ja nüüd võib loota, et selles piirkonnas saab olema majanduslik areng sel aastal küllaltki kiire ja võib-olla see võib kujuneda välja ka praegu üheks dünaamilisemaks piirkonnaks terves Euroopas. Kõigis Balti riigis on praegu üsna madal töötaolek, vähemalt ametliku statistika järgi. Me tuleme tagasi nende probleemide juurde, mis on seotud töötaoleku mõõtmisega. Ja seni töötaolek ei ole üldiselt muutunud väga teravaks poliitiliseks probleemiks, kuigi regionaalselt on ta üsna tähtis. Samal ajal on nad suutnud üsna palju oma riiklikke kulutusi maha suruda, nii et praegu on riigi osatähtsus Balti riikide majanduses küllaltki palju väiksem, kui on Kesk-Euroopa riikides ja ka Lääne-Euroopa riikides. Kõik on suutnud hoida oma riigieelarved suhteliselt tasakaalus. Kõikidel on nüüd väga stabiilsed vääringud lääne valuutade suhtes ja kõikidel on üsna head suhted Rahvusvahelise Valuutafondiga ja teiste rahvusvaheliste institutsioonidega. Kõigis 3 Balti riigis on enam-vähem hindade liberaliseerimine viidud nüüd lõpule. Need hinnad, mis on veel kontrollitud, on need samad, mis Kanadas oleksid näiteks kontrollitud, näiteks elektritariifid ja teatud muud sellised telefoni hinnad ja viina hinnad ja sellised asjad. On samuti saavutatud väga liberaalset välisvaluuta korda ja me võime öelda, et Balti riikide rahad on jälle mitte ainult Ida-Euroopa mastaabis, vaid ka terve Euroopa mastaabis väga konverteeritavad. Ja ma ütleks, et Eesti kroon on arvatavasti ja Lätt on võib-olla konverteeritavam raha kui Kanada dollar mõnes mõttes. Kas või selle vähemalt turisti seisukohast, kui proovid Toronto allinnas raha vahetada, see ei ole väga lihtne alati. Samuti kõik need riigid on suutnud meelitada küllaltki suuri välislaenusid ja ka mõnel määral välisinvesteeringuid, mis on tähendanud, et nad on suutnud seda languse perioodi üle elada ja ka mingil määral võime isegi öelda, et nüüd on see laenude maht, mida nende riikidele antakse, on pigem liiga
suureks muutunud kui liiga väikseks jäänud ja see vahest osutub probleemiks, et neid laenusid nii mõistlikult rakendada. Ja lõpuks on ka, võiks öelda, et need riigid on nüüd liikunud loomulikult alguses niisugusest humanitaarabist, kui me mäletame, ütleme 2,5 aastat tagasi tuli toidupakikesed Eestisse, saadeti niisuguseid riideid ja selliseid asju, saadeti kütust, saadeti toitu. Ma ise olen vedanud riisi ja piimapulbreid kohvrites Eestisse mõnedel aegadel. Siis sellest üleminek mingisugusele üldisele maksebilansi toetusele, et osta sisse mõned põhilised ained ja nüüd on mindud üle projektide finantseerimise juurde. Konkreetsed investeeringud, see tähendab, et see asi on liikunud niisuguse loomuliku arengu radad mööda. Suured vahed on ka tekkinud või mõned vahed on tekkinud Balti riikide vahele. Eestis on see tempo olnud palju kiirem ja Eesti on võib-olla kõige esimene, kes suutis siis nagu tõusuteele jõuda jälle. Eesti on ka ajanud kõige liberaalsemat väliskaubanduspoliitikat, arvatavasti Euroopas kõige liberaalsem väliskaubanduse režiim, peaaegu täielik tollide ja barjääride puudus. Leedu ja Läti on sellega võrreldes olnud küllaltki palju protektsionistlikumad. Ja see on mingil määral ka teinud raskeks Balti riikide omavahelise koostöö, kuna igalühel on tsipake teistsugune nägemus väliskaubanduspoliitikast ja seda ühtset Balti majandusruumi on olnud küllaltki raske luua. Me näeme väga huvitavat erinevust ka, et kuhu poole riigid vaatavad ja me näeme Eesti selgesti vaatab Põhjamaade poole väliskaubanduses ja välisinvesteeringutes on Soome ja Rootsi selgelt kõige tähtsamal kohal. Läti vaatab rohkem Euroopa ühenduse poole, kuigi ka Rootsi poole mingil määral ja Leedu on jäänud selgesti vaatama iga poole nii oma välisinvesteeringutes kui oma väliskaubandustes on orienteerutud ida suunda. Nii et igaüks on juba vaatab natuke eri suunda ja see on võib-olla ka positiivne. Eestis kohta võib öelda ka, et on arvatavasti kõige avatum majandus Euroopas selles mõttes, et ekspordi osatähtsus rahvuslikus koguproduktis on võib-olla kõige suurem, välja arvatud võib-olla Andorra ja Vatikan ja Liechtenstein, aga väiksemad riigid. Ja samuti on teatud erinevused olnud erastamise tempos. Seni Eesti on olnud, ütleme, Balti riikide seas teisel kohal, Leedus on see läinud kõige paremini, Lätis kõige viletsamini. Ja Balti riigid on omavahel nüüd üle aja viimase aasta jooksul, ma arvan, suutnud tihendada või tõhustada vähemalt omavahelist koostööd. Alguses oli niisugune tahe, et kõik tahavad omaette elada, iseseisvana elada, ei taha teistega koordineerida. Ja kui see nagu esialgne niisugune faas on läbi elatud, siis tahe mingisuguseid konkreetseid projekte koos läbi viia on natukene suurenenud, kuigi see protsess on ikka natuke vaevaline. Ja näiteks võiks tuua, et energeetika alal on toimunud mingi koostöö, et Eesti vastutab elektri eest, tal on need põlevkivi jõujaamad, Läti vastutab maagaasi eest, Lätil on need põhilised maagaasi torud ja Leedu vastutab siis vedelkütuse eest, tal on see ainuke rafineerimise tehas Balti riikides. Ja niisugune koostöö on, ma arvan, küllaltki kasulik. Balti riigid on aga kõige rohkem rõhutanud sel aastal vabakaubanduse lepingu sõlmimist Euroopa ühendusega, mis saab olema nüüd äärmiselt tähtis, sest ta mingil määral hakkab avama seda turgu, kus on 350 või 400 miljon üsna jõukat tarbijat ja siin on ka igasugused võimalused avanevad sellega, samuti sellel on oma poliitiline tähtsus ka, aga me võime öelda, et 1. jaanuarist 1995 läheb Eesti üle siis täielikule vabakaubandusrežiimile tööstustoodangu suhtes vähemalt Euroopa ühendusega. Ja siis, kui võtame veel, praegu on juba Soome, Rootsi, Šveitsi ja Norraga sõlmitud need lepingud ka, teiste Balti riikidega sõlmitud lepingud, nii põhiliselt Eesti toimib täiesti niisuguse vabakaubandusrežiimi all. Ainuke tähtis partner, kus see ei toimi, on Venemaa ja Venemaa, võib-olla pärast räägime natuke, see on ikka niisugune valuline partner nii poliitilistel kaalutlustel, kuigi ka majanduspoliitika Venemaal on üsna ebastabiilne. Tollipoliitika ta üks päev kehtestab, tollis võtab ära, siis kehtestab jälle. See muudab selle terve väliskaubanduse Venemaaga väga riskantseks ja väga keeruliseks. Nii et Venemaa jääb selleks valuliseks partneriks.
Aga võib-olla tuleme siis selle tausta juures natuke selle arengu juurde, lihtsalt kuivade faktide juurde nii-öelda. Ja alustaks sellest, mis on juhtunud Eesti, ütleme, inglise keeles oleks GNP, Gross National Product, rahvuslik kogutoodang. See langes 92. aastal ametliku statistika järgi 26%, mis on umbes sama kui depressiooni ajal toimus 29.–30. aastal Põhja-Ameerikas. Nii et me arvame, see on kõige suurem krahh, mis on üldse selles piirkonnas toimunud, aga Eestis toimus see ka ühe aasta jooksul ja sellele eelnes juba langus ja 93. aastal oli ka langus, aga kuigi palju üsna väiksem, võib-olla 5% langes Eesti toodang 93. aastal. Selle kontrastiks siis võiks öelda, et kunagi eelmisel aastal toimus see, jõuti põhja ja nüüd sel aastal arvatavasti tõuseb Eesti kogutoodang kusagil umbes võib-olla 5%, võib-olla 7%, võib-olla 3%, aga ilmselt toimub mingisugune positiivne areng. Ja siin see langus oli kõige suurem kahes sfääris, tööstus ja põllumajandus. Ja selle mõõtmine on loomulikult väga raske, kuna näiteks vanasti oli tööstusettevõtetel väga suur huvi paisutada üles oma toodang. Plaani pidid täitma, siis kuidagi pakkusid välja väga kõrged numbrid, et natuke kõrgemad kui tegelikult võib-olla tootsid. Nüüd, kui on kasulik maksudest eemale hiilida, on jälle kasulik oma toodangut natukene vähem näidata ja see võib-olla osaliselt seletab seda langust ka, kuigi on ka teised reaalsed tegurid mängus. Nüüd me näeme, et tööstustoodang on arvatavasti tõusmas jälle ja see aasta võib ta tõusta 5–10%. Põllumajandustoodang on ka viimased mitu aastat juba langenud. Eelmine aasta me arvame, et ta langes umbes 17% ja see aasta me ei tea, mida ilm teeb, aga ta võib ka veel rohkem langeda. Ja siin on väga mitmed tegurid taga, väga keeruline maareform, siin on ka ilmategurid, kapitalipuudus ja nii edasi. Aga siin on teatud määral oma loogika taga ja kui me paneme kõrvale, ütleme, need mikroprobleemid, mis selgesti tekivad üksikisiku tasandil ja me vaatame seda üldist arengut, me võime öelda, et see on üsna nagu seadusepärane. Me vanasti ütlesime, et kas ei ole ebaratsionaalne, et tuuakse Venemaalt sisse igasugust toormaterjali, tuuakse töölisi sisse, ehitatakse vabrikud, saadetakse välja, imelikke vabrikuid ehitatakse, mis toodavad nagu niisuguseid tooteid, mis Eestil tegelikult, mis nagu Eesti ei oleks vaja toota. Ja kui see nüüd hakkab ära kaduma, siis me peaks mingil määral ka rõõmustama selle üle, et see niisugune ebaratsionaalsus hakkab ära kaduma. Kõige suurem ebaratsionaalsuse näitaja, mida ma olen kuulnud, millest olen kuulnud endises liidus oli, et Kirgiisiasse, mis on täiesti nii kaugel merest, kui võib üldse olla, ehitati Kuuba suhkruroo rafineerimise tehas. Mis tähendab, et seda suhkruroogu veeti Kuubast ja pandi rongide peale ja veeti nii kaugele kui võimalik ja siis seal seda nagu rafineeriti. Ja neid asju on näha igal pool. Ja selline tegevus peab loomulikult ära kaduma. Samal ajal öeldi, et Eesti oli endise liidu sealaut ja siin oli väga palju just 70. aastatel rõhutati väga lihatootmist Nõukogude Liidus selleks, et rahvast kuidagi nagu rahustada, et vähemalt forsseerime liha kasvatamist ja see toimus Eestis, kui mingisugune tegevus on dotatsioonidega kuidagi kunstlikult üles ehitatud, kui need kaovad ära, siis loomulikult sellised alad sattuvad suurtesse raskustesse. Samal ajal oli Eestis väga vähe restorane, kinnisvaramaaklereid, advokaate, hotelle, selliseid asju, mis nüüd hakkavad juurde tulema. Nii et see areng, et tööstus kahaneb, põllumajandus kahaneb ja teenindussfäär kasvab, on jälle mingil määral tere tulnud. Kui me vaatame näiteks Põhjamaades on keskelt läbi umbes 19% töölisi hõivatud tööstuses, Eestis oli see 32%. Et Eesti oli üleindustrialiseeritud riik ja selle kadumine on võib-olla positiivne ka keskkonna seisukohast. Ma usun, et praegu võiks öelda, et Eesti keskkond ei ole nii heas seisus olnud väga mitu aastat, sellepärast, et need vabrikud on, milles eriti reostasid, olid kõik nüüd suurel määral suletud. Me võime vaadata ka töötaoleku ja võib-olla ka näeb seda ka ülikoolides, kui vaatad, kuhu praegu ülikoolideks, mida tahetakse õppida, on majandus ja õigusteadus. Ja see on ka väga tere tulnud. Tegelikult keegi ei taha nagu keemiat, füüsikat, matemaatikat palju õppida, kõik tahavad arvutitega ja businessiga tegeleda ja on vähe advokaate ja
ja liiga palju, kuidas? Geoloogia. Seda ma ei oska hinnata. Okei, töötaoleku küsimus on ka seni Eestis üldiselt. Töötaolek ei ole muutunud suureks probleemiks. Ametlik statistika ütleb, et see on umbes 2,5% töötajatest. See on, ütleme, alammäär selgesti. Siin on väga palju mõõtmise probleeme. Üks asi on näiteks, et töötaja abiraha on nii madal, et ei tasu võib-olla isegi pingutada selle nimel, et seda saada. See võib-olla teatud määral aitab ergutada inimesi jälle mitte ootama ja kohe otsima uusi töökohti ja võib-olla siin on kontrastiks ka Kanada, kus väga soodne töötaoleku kindlustus. Siin on vanasti oli mingi mõiste UIC ski team, nii et selle töötaoleku abiraha mindi suusatama, aga Eestis ilmselt seda ei ole mitte võimalik teha. Aga ta muutub väga tõsiseks regionaalseks probleemiks ja Eestis on väga niisugune omapärane areng. Kui me vaatame näiteks Hiina arengut, Hiinas on rannikuäärsed piirkonnad arenevad väga kiiresti, aga sisemaal ei arene asjad nii kiiresti. Eestis on küllaltki sarnane. Pärnu, Haapsalu, Tallinn, Saaremaa. Nendes piirkondades on, ma arvan, väljavaated üsna head, aga mida ida poole sa lähed, seda raskemaks olukord muutub. Isegi väikses riigis nagu Eesti on tegelikult suured regionaalsed erinevused. Võime sinna tagasi tulla. Nii et selle juurde natukene. Aga üldiselt võib öelda, et eelmine aasta kasvas keskmise palga ostujõud umbes 15%. Nii et jälle see on näitaja, et võib-olla me hakkame selles niisugusest madalseisust välja jõudma ja natukene kasvuteele minema. Tulles nüüd inflatsiooni juurde, võib-olla kõige silmapaistvam saavutus Eesti majanduspoliitikas on olnud inflatsioon, Balti riikides ka on olnud inflatsiooni tõkestamine. Kui 1992. aastal oli inflatsioon 953%, siis eelmine aasta oli umbes 36%. Tänavu on niisuguste edaspidiste edusammude saavutamine olnud küllaltki raske. Võime nüüd öelda, et sel aastal saab inflatsioon olema umbes 35–40% ehk tsipaka kõrgem kui mullu. Ja siin on ka oma niisugused teatud tegurid taga. Märtsis, ainuüksi märtsis kasvasid hinnad umbes 9% ühe kuu jooksul. Osaliselt on siin mängus jälle Venemaa muutlik poliitika. Esiteks märtsis kehtestas Venemaa väga suured tollid alates 15. märtsist. Mis siis juhtub, kui näiteks Venemaa ta teatab ette, et paari nädala pärast kehtestab väga kõrged tollid. No siis tasub tulla Eestisse enne, kui need tollid kehtestatakse ja osta nii palju kaupa kui võimalik ja kõik ennem üle piiri viia. Märtsis tõusis Eestis juustu hind 28% ühe kuu jooksul. See on väga kergesti seletatav. Kõik venelased tulid, ostsid kõik juustu ära, viisid ära. Tegelikult see on väga hea business Eestile, et see niiviisi läks, aga see tekitab jälle toiduainete turul väga suurt ebastabiilsust. Teatud määral ka, ma arvan, me alahindasime, kui palju on veel vaja tõsta üüre, kui palju on vaja tõsta linnabussipiletite hindu, selliseid asju, mis jäid nagu veel dotatsioonide alla ja see on nüüd hakanud üsna kiiresti toimuma. Üürid jälle tõusid küllaltki palju alates alates juulist ja see on jälle nagu olnud inflatsiooni taga. Ja teatud määral on Eestis praegu niisugune sama fenomen, mida me näeme jälle Hiinas ja Tais ja mõnedes teistes Aasia riikides, mida võiks nimetada ülekuumenemiseks. Et majandus areneb mingil määral natuke liiga kiiresti ja eriti kui me näeme, kui palju välisraha praegu voolab Eestisse sisse ja kui me võrdleme seda väikese Eesti majandusega, siis võivad niisugused rahavoolused, mis maailma mastaabis on üsna väiksed, aga mis Eesti mastaabis on väga suured, need võivad majandust kuidagi nagu ajutiselt üle ujutada, tuleb nii palju raha sisse, see kõik voolab Eesti Panka, Eesti Pank emiteerib kroonide hulk suureneb ja suureneb inflatsioon. Nii et teatud määral need on niisugused positiivsetest saavutustest tulnud probleemid. Ja see ei tee neid vähem probleemideks, aga vähemalt me võime öelda, et võib-olla pigem oleksid sellised või ennem oleksid sellised probleemid, kui et piisavalt raha sisse ei voolaks, keegi ei tunneks nagu usaldust Eesti majanduse vastu. Ja me võime isegi öelda nüüd, et oleks vaja vähemalt Tallinnas majandus maha jahutada, et ta nii plahvatuslikult või nii kiiresti ei areneks.
sest liiga kiire areng ei ole ka nagu alati kõige parem, kui see majandus ei suuda seda absorbeerida. Ja osa sellest inflatsiooni tõkestamisest on tulnud väga konservatiivsest rahanduspoliitikast. Eesti on nüüd 4 aastat reas hoidnud oma eelarve kas tasakaalus, riigieelarve tasakaalus või ülejäägis. See aasta planeeriti, et riigieelarve oleks absoluutselt tasakaalus, aga tegelikult on ta esimese poole aasta jooksul olnud küllaltki suures ülekaalus, et laekumised on üllatavalt suured olnud. Ja ma arvan, kui me arvestame missugust šokki ja kui suurt kriisi me tegelikult praegu üle elame, see, et selles niisuguses olukorras saavutada eelarve tasakaalu on ka teatud määral, seda annab tegelikult imestusväärne asi, et me ei ole läinud seda teed, et et natukene puudujääki, et võib-olla oleks natuke pehmem ja kergem. Ja ma arvan, et need riigid, mis on sellele teele läinud, leiavad, et tagasi tulla sealt on üsna raske ükskord, kui asi on käest ära läinud. Ja Ungaris ja Poolas praegu näiteks Bulgaarias on kõik väga suured eelarve puudujäägid rääkimata endisest N-liidust. Ja üks põhjus, miks ma arvan, me suutsime seda teha, oli see, et väga varakult juba 90. aastal või 89. aastal isegi hakata pihta maksureformiga, mis tahtis siis võtta endise sovjetliku maksusüsteemi ja siis esiteks muuta Eesti maksusüsteemiks ja moodsaks turumajanduslikuks maksusüsteemiks. Ja see oli paar inimest seal, kes seda tegid, võtsid mõned lääne õpikud kätte ilma mingisuguse lääne tehnilise abita ja tegid selle asja sisuliselt alguses ära. Ja see oli jälle, et võitlus selle vaakumiga, et kui sa nüüd satud sinna olukorda vale maksusüsteemiga uutesse oludesse, sa võid väga kiiresti kaotada kõik oma tulud ära. Sest näiteks kommunistliku süsteemi all oli me võime öelda, et ettevõtte tulumaks oli 100%. Et kõik tulud, mis jäid üle, selleks, et sellest rahast, mida oli vaja plaani täita, see sa pidid kõik riigile maksma, iga ülejäänud rubla näiteks. Ja seda võib käsitleda kui 100% tulumaksu. Turumajanduses nii kaua, ütleme, väga kaugele sellega ei jõua. Nii et oli vaja seda asja muuta. Ja Eesti oli võib-olla üks kõige esimene riik terves Ida-Euroopas, kes võttis ette sellised muutused. Nüüd eelmisel aastal toimus ka niisugune teine laine, maksureformi laine, mis täpsustas ja viis veel asjad natukene edasi, kooskõlastas erinevad maksud ja nii edasi. Ja kõige tähtsam ja radikaalsem osa sellest oli, et prooviti siis vähendada tulumaksusid. Ja filosoofia on täpselt nagu Kanadas, et kaudseid maksusid, käibemaks, Kanadas siis GST või teatud aktsiisimakse siis tõsta ja selle eest siis proovida tulumaksusid alla lasta. Ja võib-olla kõige radikaalsem osa sellest on siis proportsionaalne üksikisiku tulumaks, mis on siis 26%, mis jälle tähendab, et praegu umbes veerand keskmisest kuupalgast on sul maksuvaba, ülejäänud maksab 26%, aga finitum, et nii iga ekstra krooni pealt maksad siis 26 senti. Nüüd see on ühest küljest küllaltki kontroversiaalne samm ja see ei ole sugugi, ma arvan, et alguses vaadates ei saa olla väga populaarne ka, sest tegelikult ta tundub staatiliselt vaadates vähemalt küllaltki ebaõiglasena. Ma arvan, kui pikemas perspektiivis vaadata, tunnistada, et Eestil on praegu vaja areneda, et tegelikult seda rikkust on vaja ennem luua, enne kui sa seda väga ulatuslikult hakkad jaotama. Ja et praegu on kõige tähtsam kindlustada, et seal kõige madalamas otsas on mingisugune sotsiaalne kaitse, aga mitte hakata veel väga diferentseerima nii keskmise sissetulekuga ja väga rikaste vahel ja lubada igal ühelt siis praeguses perioodis järgmise paari aasta jooksul võib-olla maksimaalselt pingutada ja et nagu seda rikkust luua, siis võib-olla sellel on oma iva taga. Ma usun, järgmises valimistes saab olema see küsimus, proportsionaalne tulumaks, kas poolt või vastu, küllaltki tähtis teema ja ma usun, selle praeguse valitsuse või vähemalt Isamaa erakonna tulevik suurel määral sõltub suhtumisest sellesse poliitikasse, sest see on asi, mis teda nagu eristab teistest. Ja ta on ka täiesti unikaalne minu meelest Euroopas, ei ole teises riigis üldse
sellist asja olemas, mida võib ka öelda, et miks me nagu ei tegutseme teisiti, aga samal ajal võime öelda, no miks me peame ahvima teisi, kui meil tegelikult on väga teistsugune olukord. Me ei saa Rootsi maksusüsteemi rakendada Eesti tingimustes, me sellega edasi ei jõua ja ma arvan, Eestit on iseloomustanud see, et ta on olnud valmis kasutama lahendusi, mida ei ole mujal kasutatud ja mitte ütleme, et et me teeme täpselt nagu soomlased või rootslased või kanadalased. Ja siis võib öelda ka, et selle inflatsiooni tõkestamise tagajärjena pangandussüsteemi lühiajalise või niisuguse mingil määral stabiliseerimisega on toimunud üllatav niisugune raha tagasivool pankadesse ka ja isegi eriti eelmisel aastal kasvasid üksikisikute hoiused 158%. Ja tegelikult need hoiused protsendid on ikka palju madalamad kui inflatsioonimäär, nii et tegelikult ikka nagu, kui sa paigutad oma raha panka, ta ikka kaotab oma väärtust, aga sellele vaatamata on seda raha nagu paigutatud ja võib-olla see on jälle mingisugune nagu ebaratsionaalsus, aga võib-olla see on ka teatud määral niisugune tunnustus, et mingisugune stabiilsus hakkab tekkima. Tulles nüüd väliskaubanduse juurde, me võime öelda, et Eestis on esiteks toimunud plahvatuslik niisuguse selle nagu kasv, et eelmine aasta kasvas eksport umbes 75% ja import umbes 100% ühe aastaga. See on jälle Euroopa mastaabis ja Ida-Euroopa mastaabis küllaltki unikaalne saavutus. Me võime arvata, et sel aastal see niisugune kasv jätkub palju niisuguse aeglasema tempoga, kuna sa ei saa lõpmatult kasvatada oma eksporti kiiremini kui oma toodang. Lõpuks ta peab umbes sama tempoga kasvama ja praegu on Eesti eksport on umbes 63% tema kogu toodangust, nii et seda kasvuruumi väga palju enam järgi ei ole jäänud. Ja võib-olla kui me näeme Eestis, et poodides on väga palju importkaupa, selle teine külg on see, et väga palju Eesti toodangu istub kas kellegi teise riigi vabrikus, teise riigi kauplustes või mis iganes, nii et siin käib niisugune tohutu kaubavahetus. Samal ajal me oleme nüüd näinud, et Eesti maksebilanss või väliskaubandusbilanss on liikunud ülejäägist 92. aastal ja nüüd on ta üsna suures puudujäägis. Ja sellel on ka oma niisugune loogika taga, sest kui Eesti on saanud väga palju välisinvesteeringuid, väga palju välislaene, miks me neid välislaene võtame? Miks kui keegi tahab nüüd maja osta, ta võtab laenu? Mida see tähendab? See laen lubab, et sa elad üle oma praeguste võimete. Sa tegelikult ostad palju rohkem, kui sul on sissetulekud sel aastal. Ja see on, kui sa tahad neid välislaene võtta, kui riik tervikuna võtab raha sisse, see teine külg peab olema, et ta importib rohkem, kui ta ekspordib. Muidu pole seda üldse mõtet sisse võtta. Ja nüüd me näeme, et tegelikult Eesti impordis on väga suur osa jälle masinatel, seadmetel ja sellistel kaupadel. Nii et sellel on oma loogika. Ostame praegu sisse masinad ja siis tulevikus loodetavasti see produktiivsus on nii palju suurem, et me suudame need laenud ka tagasi maksta. Ja viimaste aastate jooksul on toimunud üllatav niisugune ümberorienteerumine idast läände, et kui me vaatame 91. aastat, võiks öelda, et 90–95% Eesti kaubandust toimus endise N-liidu piirkonnaga. 92. aastal oli see langenud 47%-ni ja mullu oli ta umbes 35% ja nüüd see aasta paistab umbes samal tasemel olnud, et mingisugune stabiilsus on tekkinud, aga umbes 2/3 Eesti kaubandus nüüd toimub läänega, 1/3 idaga, mis on jälle, ütleme, võrreldes Läti, Leedu ja teistega on küllaltki suur. Ja siin on siis kõige suuremad partnerid on eelkõige Soome, siis Venemaa, siis Saksamaa ja siis Rootsi. Ja nii et see on ka ootamatu ja ma arvan üldiselt positiivne saavutus. Erastamise tempo, erastamine oli kuni hiljuti, ma arvan, küllaltki see niisugune valupunkt Eesti majandusreformides ja me võib-olla ise ütlesime alati, et see stabiliseerimise külg, inflatsiooni tõkestamine, rahanduspoliitika läheb väga hästi, aga erastamine lonkab ja seda ütlesid ka rahvusvahelised institutsioonid. Nüüd ma usun, et viimase aasta jooksul on see ka natukene muutunud ja viimase poole aasta jooksul on see erastamise tempo küllaltki palju kiirenenud.
aga kuna me läheme nüüd nendest väikestest firmadest, mida on tegelikult väga kerge erastada, mis ei ole väga kontroversiaalne ja see on sisuliselt lõpuni viidud kaupluste, restoranide, selliste ettevõtete erastamine, siis nüüd ja sattume selliste ettevõtete juurde, mis on suured, silmapaistvad ja küllaltki keerulised erastada ja mille ümber tekib väga palju kisa ja ka niisuguseid korruptsioonisüüdistusi, muid süüdistusi, lihtsalt on niisugune kontroversiaalne tegevusala. Ja see nüüd toimub ka, ma ütleks, et võib-olla viimase poole aasta jooksul küllaltki üllatava kiirusega. Ja see on, neid ostjaid on olnud ka, ma arvan, üsna huvitav tasakaal Eesti ostjate ja välismaa ostjate vahel, kuigi me ei tea alati, kes see Eesti ostja tegelikult on ja kes selle taga seisab ja kui me vaatame, et kes ostis Viru hotelli, tegelikult ametlikult oli see Eesti firma, aga kõik teavad, et sellel on nagu Soome rahad taga. Nii et siin on natuke võib-olla keerulisem see pilt, aga üks tähtis asi, mis hakkab nüüd toimuma, on nii-öelda erastamise väärtpaberite eest või mõned nimetavad kollased kaardid, tööaastad, nende eest hakatakse siis ka vara müüma, põhiliselt kortereid, ma usun, lõviosa inimesi vähemalt, kes elavad üürikorterites, võib-olla ostavad nende eest eelkõige nende korterid välja ja see on ka arvatavasti enamikel inimestel kõige niisugune parem viis oma raha paigutada. Aga see on olnud ka küllaltki vaevaline protsess selle käivitamine, sest Eesti erastamise kontseptsioon on küllaltki keeruline, sest teised riigis, näiteks kui Tšehhis, pakuti nii-öelda vouchereid inimestele või mingisuguseid punkte. Igaüks sai sama summa, igaüks sai 1000 punkti ja see oli nagu üsna lihtne seda kalkuleerida. Eestis on tööaastad, iga inimene peab tõestama, kui palju aastaid ta on töötanud, kui palju aastaid ta oli represseeritud, kui palju aastaid teeniti Nõukogude sõjaväes. See on tegelikult üks üsna keeruline protseduur, aga tal on oma iva või niisugune poliitiline loogika taga, et ilmselt kui ei oleks toimunud okupatsiooni, siis oleks ka seda saanud teisiti teha, aga see on teatud tagajärgede likvideerimise eesmärgil, ma usun, niiviisi tehtud ja selle negatiivne külg on, et ta on lihtsalt longanud. Võib-olla positiivne külg nüüd, kui me vaatame hiljuti, mis Venemaal juhtus, kui üks niisugune mitte väga hästi reguleeritud investitsioonifond läks järsku pankrotti ja võib-olla miljonid on oma raha ära kaotanud. Võib-olla see aeglus siin on teatud määral meile plussiks olnud tagantjärgi vaadates, et me oleme suutnud ka mingisugust seadusandlikku tausta luua sellele programmile, et kui see lõpuks nüüd käivitub, et siis ei ole nii tõenäoline, et toimub mingisugune analoogne krahh. Nii et see on niisugune võib-olla selle aasta kõige huvitavam teema ja siin on ettevõtted nagu Tallinna Kaubamaja ja Saku õlletehas ja arvatavasti Kalevi šokolaadivabrik ja mõned teised, mis lähevad nüüd aktsiate kaudu siis müügile. Põllumajanduse erastamine on niisugune võib-olla loomupoolest kõige raskem erastamise liik, kuna siin on nii palju eri huvisid mängus ja kuidas maad jaotad väga mitme niisuguse endise omaniku praeguse kasutaja kellegi kolmanda isiku vahel. Aga võib-olla Eestis on olnud eeliseks see, et tegelikult see talude loomine ei läinud nii kiiresti kui ütleme Lätis ja Leedus ja võib-olla tähendab selles mõttes, et võib-olla praegu on Eestis kusagil 80 000 talu või nii. Lätis on võib-olla 80 000 ja Leedus 120 000 talu. Ja võib-olla nende väikeste taludega nüüd kõik midagi peale hakata, ratsionaalselt hakata tänapäeval tootma on tegelikult väga raske ja peab toimuma kunagi arvatavasti niisugune koondumise protsess, et need hakkavad ära kaduma ja suuremaks muutuma. See, et Eestis me alustame juba esiteks vähemate taludega, mis saavad siis võib-olla juba alguses peale olla suuremad, samal ajal ka teatud kolhoosid muutusid kas kooperatiivideks või aktsiaseltsideks. Selline niisugune struktuur on, ma arvan, meil ka eeliseks, aga see terve maareformi käik on alles väga niisugune, seal on väga palju asju veel otsustada ja lahendada. Ja võib-olla viimaseks, mida ma juba natuke mainisin, on välisinvesteeringute tempo Eestisse. Ja neid mõõta on jälle küllaltki raske. Sest vanasti oli näiteks soodustused välisinvesteerijatele. Endine seadus ütles, et nemad saavad paremad maksutingimused. Nii et ilmselt olid neid Eesti ettevõtjaid, kes leidsid enesele kuidagi fiktiivselt
tegid kuidagi registreerisid ennast kusagil Manni saarel või Ameerikas või Inglismaal või Küprosel või nii ja siis tulid tagasi ja said maksusoodustusi sellega. Ja see on üks põhjus, miks ma arvan, me oleme nüüd proovinud rõhutada, et maksusüsteem peaks olema väga lihtne. Sest kui sa teed ta väga komplitseerituks, siis need mahinaatorid suudavad ikka sealt midagi nagu leida mingisuguseid aknaid, kuidas seda nagu ära kasutada oma enda huvides. Ja kui sa nüüd need võimalused kõik likvideerid ja ütled, et kõikidel on väga lihtsad ja sarnased võimalused, siis arvatavasti toimub niisugune palju mõistlikum areng. Aga võime öelda, et terves Ida-Euroopa mastaabis jälle on Eesti vähemalt võrreldes majanduse suurusega oli eelmisel aastal Eestis kõige suurem välisinvesteeringute maht, palju suurem kui näiteks Poolas või Tšehhis, rääkimata Lätist, Leedust või teistest riikidest. Ja võime öelda, et sel aastal on see tempo veelgi kiirenenud. Nii et esimesel poolaastal täpsed andmed ei ole olemas, aga võrreldes mullusega on see tempo, välisinvesteeringute tempo veelgi suurem. Ja siin on jälle olnud üks selge Põhjamaade niisugune ülekaal, et eelmine aasta võis öelda, et siin oli et 1. jaanuaril oli umbes 5100 ettevõtet Eestis, millel oli välisosalus ja nendest oli umbes 3300 oli Soomega seotud ja 700 olid Rootsiga seotud. Ja siin on üks huvitav vahe ka, et Soome ettevõtted kipuvad olema väiksed, neid on palju, aga nad on väiksed. Rootsi ettevõtted on vähem, aga nad on suuremad, nii et põhiline kapital Eestisse on tulnud Rootsist. Ja see torkab igal pool näiteks silma, kas või Eesti tubakas on sisuliselt Rootsi osalusega, Saku õlletehas on Rootsi osalusega, Eesti Telekom on jälle Soome ja Rootsi osalusega, Kunda tsement on Soome ja Rootsi osalusega, siin on veel Electroluxid ja muud ettevõtted ja nii et see on olnud niisugune seni küllaltki tähtis. Aga see hakkab jälle muutuma, viimasel aastal oli see Soome-Rootsi osakaal natuke vähem, ma arvan, et see aasta saab ta veelgi vähem olema, nii et tuleb juurde järjest rohkem niisuguseid oma investeerijaid ka mujalt. Ja nüüd on võib-olla väga tähtsad investeeringud saavad olema sadamatesse. Eesti sadamad on küllaltki perspektiivikad ja üks investeering sadamatesse võib ilmselt ujutada üle või olla nii palju suurem kui teised investeeringud, nii et tulevikus võib see jaotus olla küllaltki teistsugune, näiteks kui Kuveidist või kusagilt tuleb raha sisse, võib-olla Kuveit on Eestisse kõige suurem välisinvesteerija. Aga nii et üldiselt on see põhjamaine dominants ikka säilinud. Nüüd, mis nüüd tänava aasta nagu väljavaated võiksid olla, ma tahaks üldiselt öelda, et esiteks ma arvan, et nad on päris head, et kasv nüüd on taastunud. Samal ajal see kasv saab olema sipake üldisem selles mõttes, et eelmine aasta võis olla iga niisama palju neid võitjaid kui kaotajaid ja ma arvan, et sel aastal saab neid võitjaid olema natukene rohkem. Aga siin on ka asjad käivad natukene, seda iseloomustada natuke raske ja kui vaatad näiteks juustutööstus on plahvatuslikult kasvanud Eestis, võitööstus on jälle vähenenud, või tootmine. Kui vaatad teatud riide tootmine on jälle, linasel riide tootmine on kokku lange või varisenud, samal ajal teiste riiete tootmine või teise riide tootmine on jälle nagu kasvanud, nii et isegi ühes harus on need ühe või teise ettevõtte saatused väga erinevad ja ma usun, et siin on suurel määral mängus see, oleneb, et kes on see ettevõtte direktor ja kes on see üksikisik, kes seda firmat juhib, sest üks isik võib ikka suurt rolli mängida praegu niisuguse ettevõtete arendamises. Mida see tähendab? Just to break. Aga see ja siin on, ma usun, et see on üldiselt see areng saab olema küllaltki positiivne. Nüüd tulles natuke probleemide juurde ka, mis praegu veel on kõige suuremad probleemid. Esiteks on ikka
küsimus põllumajandusest või eelkõige maaelust, et kui nüüd tööstus- ja teenindussfäär kasvavad, see maaelu on ikka jäänud niisuguseks küllaltki vaevaliseks küsimusest ja võime öelda, et see langus võib-olla seal veel kestab veel aasta vähemalt. Ühest küljest on see sellepärast, et maaelu reformimine on loomu poolest raskem kui linnas reformimine. Esiteks on siin küsimused jälle nagu sellest, et see terve struktuur oli nii vale turumajanduse tingimuste jaoks, kas või kolhooside suurus, see, et nad olid põhiliselt tegelesid loomakasvatusega, mis ilmselt ei ole nüüd enam nii perspektiivikas, see, et tehnoloogia, traktorid ja need on kas vanad ja ei sobi uutesse tingimustesse. Samal ajal maal midagi muuta vajab keskeltläbi rohkem ettevõtlust või ettevõtlikkust, sest kui sa elad linnas, võib-olla neid ettevõtjaid, võib-olla kui keegi ettevõtja loob mingi uue vabriku või mõne uue nagu kohviku, sa vaatad lehest, kuulutavad, et töölisi vaja, sa kaotad oma töökoha ühes kohas ära, sa lähed loest lehes ja lähed ja bussiga sõidad ja leiad enesele uue töökoha. Maal see ei ole nii lihtne, sest kui sa oled sealt kusagil paigas ja sul midagi kaob ära, siis tegelikult sellest olukorras nüüd välja rabeleda nõuab tegelikult ikka väga palju suuremat pingutust. Ma arvan, maal on ka kauem oodatud mingisugust niisugust lahendust või valget laeva, et keegi tuleks nüüd ja pakuks kas tollibarjääre või mingisugust raha, et seda nagu olukorda päästa. Ma arvan, tööstuses kadus see lootus natuke varem ära ja see võib-olla sundis peale niisuguse, et nüüd ei ole loota seda raha enam, nüüd hakkame otsima neid reaalseid lahendusi. Ja ma arvan, see lobitöö vähemalt ikka käib, et kuidagi saaks veel raha kuidagi, et olukorda parandada. Samal ajal väliskaubanduse see õhkkond on põllumajanduses palju raskem. Kõik riigid proovivad kuidagi, nad võtavad tööstuskaupa vastu, aga nad ei taha lasta su võid ja mune väga kergesti sisse. Nii et selles mõttes on see olukord seal küllaltki palju raskem ja valitsus on, ma arvan, rõhutanud seda, et kõige tähtsam on avada uusi turge ja siis vaadata, kas turgude avamine on põhiline prioriteet. Teised on rõhutanud, et tuleks ennem turge kaitsta, tollibarjääre luua ja nii edasi, nii et see ei ole veel täiesti läbi arutatud, aga neid nägemusi on väga mitmeid. Teine niisugune valuline ala on energeetikasfäär, põlevkivi tootmine, elektri, jõujaamad, gaas ja nii edasi. Ja siin on ka küsimused esiteks amortiseerunud tehnoloogiast, teiseks on monopoolne seisund. See jälle nagu vähendab huvi ümberkorralduste vastu, kuna on palju kergem lihtsalt monopolistina paluda, et sa saad kõrgemat tariifi pidevalt nõuda ja need, kes on seal näiteks põlevkivi kaevandustes käinud, räägivad, et seal pole palju muutunud, vanast ajast käib see nagu sama niisugune, et see ei ole väga dünaamiline turumajanduslik ettevõte, et see niisugune käib oma vanat rada edasi. Samal ajal energia on see kaup, mille hind tõusis järsku väga kiiresti, nii et siia kuhjuvad kõik need maksmise probleemid, makseraskused, ka üksikisikud või perekonnad ei jõua oma gaasi- ja elektriarveid maksta ja niisugune võlgnevuse küsimus on seal väga suur. Ja nii et selles sfääris on veel väga palju asju teha, väga palju probleeme ja asjad liiguvad küllaltki vaevaliselt. Kolmas ala, kus on küllaltki palju probleeme, on elamumajandus, vanad majad, kus on vaja väga palju remonti, mis ei ole väga energiaefektiivsed, et kaod on seal väga suured. Samal ajal ei saa üüre väga kiiresti tõsta sotsiaalsetel kaalutlustel, aga nii kaua, kuni üürid ei ole tõstetud turu tasemele, säilivad järjest teised probleemid. Näiteks oleks hea majanduse ümberkorralduse seisukohast, kui oleks kerge sellel inimesel, kes kaotab oma töökoha kusagil näiteks kolida kas teise linna, teise piirkonda, müüa oma suur korter ära ja osta väiksem korter või
või selliseid samme ette võtta. See on väga raske, kui kinnisvaraturg ei toimi, kui ei ole korteritel eraomanikke, ja me teame kõik, kui siin on ka Kanadas on kehtestatud mingisugust üürikontrolli. Igaüks, kes istub oma kontrollitud üüriga korteris, ei hakka sealt lahkuma ja keegi ei liigu, kuna see hetk, kui ta liigub, siis ta kaotab selle eelise ära ja peab väga kallit üüri maksma. Aga see tähendab, et ta jääb vanasse töökohta, mis talle ei ole kõige sobivam ja nii edasi. Nii et see võib küllaltki palju asju takistada. Samal ajal võiks olla näiteks praegu, kui toimiks kinnisvaraturg, kui oleks näiteks pensionäril on praegu küllaltki suur korter, ta saab selle kätte endale, siis erastab ta, müüb ta kellelegi teisele ära, ostab väiksema korteri. Niisugused protsessid, mis siin toimuvad küllaltki normaalselt, on jälle seal alles niisuguses algfaasis. 4. probleem oleks siis regionaalpoliitika ja siin on esiteks probleem, et ülekuumenenud Tallinn kontra, ütleme, maha jahutatud piirkonnad, eriti piiriäärsed piirkonnad, mis vanasti olid väga tihedalt seotud Venemaaga ja Venemaa turuga, nüüd on Läti piir ja Venemaa piir ümberringi ja need hakkavad sattuma nagu raskustesse. Nii et siin on ka teatud, ilmselt on vaja sellele probleemile natuke rohkem tulevikus mõelda ja otsida seal lahendusi, võib-olla selle kaudu näiteks, et rõhutada infrastruktuuri või näiteks investeeringuid nendesse piirkondadesse ja ka teisi meetmeid rakendama. Ja viimane probleem, nagu ma juba mainisin, on ikka Venemaa ja Venemaa majanduspoliitika ja Venemaa poliitika ebastabiilsus, mis hakkab ka teatud määral pärssima meie arengut. Nüüd neid probleeme kõik arvesse võtta, ma ikka jääksin seisukohale, et laias laastus on see areng olnud väga positiivne ja arvan, pidades meeles eelkõige teiste riikide saavutusi, mis alustasid samades tingimustes ja ka võib-olla pidades meeles neid meeleolusid, mis valitsesid, kui Eesti saavutas oma iseseisvust, mida sel ajal loodeti, et kui me vaatame kas või majanduse arengu taastamist, üldist Eesti majanduse dünaamilisust ja kui ma hiljuti nädal aega tagasi jalutasin Viru tänaval Tallinnas, ma arvan, iga teise ukse maja ees oli mingisugused tellingud ja toimus mingisugune remont ja kui seda niisugust arengut vaadata jälle, see annab mingisugust, see jälle, ma arvan, näitab, et on mingisugune ülesehitamise protsess alustunud. Kui me räägime piiratud inflatsioonist, ümberorienteerunud ja kasvanud väliskaubandusest, kiirenevast erastamisest ja ma arvan kõige tähtsamalt sellest, et Eestist on saanud normaalne. Et see oli täiesti ebanormaalne. Ja ma tunnen inimesi, mõned väga haritud ja väga andekad inimesed, kes käisid 3 korda nädalas Helsingi, vahet iga hommikul kell 8 sõitsid laevaga välja, neil oli 2 pudelit viina, pudel šampust ja plokk suitse. Päeva jooksul müüsid need Helsingi tänaval maha ja õhtul tulid tagasi ja niisugune voorimine käis edasi-tagasi. No see ei ole mitte väga ratsionaalne Eesti tuleviku arengu seisukohast, kui intelligentsed ja neid niisuguseid väärnähtuseid oli ka väga palju teisi, kas või see, et no üks vahel, no ma arvan, et kui ma käin Eestis, mida ma tahaks sealt tagasi tuua kohvris, on ajalehed ja leiba, sest need on 2 asja, mis nagu Eestis nagu meeldivad, aga vanasti oli see, et see oli ebaeetiline sul vedada seda leiba Eestist välja, sest oli kõik talongid välja, kui sina ostad selle leiba ära ja viid nüüd välja ja seda kaupa ei ole. Aga see on jälle põllumajanduse arengust seisukohast täiesti absurdne, et mida vähem ostetakse, seda parem. Ja nüüd umbes mõisted nagu turukaitse oli vanasti, et kõik on ostukaart, sa pead näitama ostukaarti, kuna mida vähem kaupa me müüme teistele, mida vähem kaupa läheb Eestist välja, seda parem. Ja mida rohkem kaupa jääb Eestisse, seda hullem. Ja niisugused asjad on nüüd kadunud ja nüüd Eesti on selles mõttes normaalne vaene riik. Ja sellest vaesusest tähendab, seda peab tunnistama, aga vähemalt see normaalsuse taastamine, ma arvan, et see on üks väärtus, mida ei saa alahinnata. Lõpetuseks siis paar mõtet veel võib-olla kokku võtta. Esiteks
ma arvan, et Eesti majandusreform on jälle olnud Eestile välispoliitiliselt küllaltki tähtis selles mõttes, et on loonud väga suurt, ütleme, Eesti renomee selles sfääris on aidanud, ma arvan, tekitada toetust Eestile ja kui me võiks öelda, et Eesti ja Tšehhi majandusreformid ja mingil määral ka Poola majandusreformid on võib-olla, ütleme, kõige rohkem huvi ja tähelepanu äratanud läänes ja ma arvan, see lääneriigi see sõnum, mida saadetakse läänele, on, et me tahame teie moodi elada, me suudame elada nagu normaalsed lääne inimesed ja lääne inimesed siis ütlevad, et sellist riiki tasub toetada ja sellist riiki peab toetama ja ka teatud määral on piinlik, kui me seda ei toeta. Siin on jälle küsimus, oli näiteks Euroopa Ühenduse vabakaubanduse lepingu sõlmimine, kui siin üsna nagu Eesti ütleb, me ei taha kaitsta, et me tahame teie turule pääseda ja kui Euroopa Ühendus oleks öelnud, te ei saa, eks ju, meie kardame teid. Näiteks Euroopa Ühenduse majandus on 4000 korda suurem kui Eesti majandus näiteks. Ütleme, et, no, et teie põllumajandustootjad ujutavad üle meie põllumajandusturu, see oleks kõlanud täiesti absurd. Ja tegelikult Eesti oma selle poliitikaga seadis ka lääne teatud määral piinlikkusse olukorda, kus ta pidi ka teatud määral järeleandmisi tegema. Kui me nüüd käitud nagu Moldova ja mingisuguseid poolküpsenud majandusreforme läbi viinud, oleks öeldud, no need on teistsugused, need meiega ei kuulu, need on niisugused, noh, nendest nagu, et ei kuulu siia klubisse, sellega ei ole vaja kiirustada. Nii et kui me vaatame, kui vähe näiteks on senini toetatud Ukrainat lääne poolt. Nad ütlevad, noh, te ei saa oma majandusreformidega hakkama, te ei ole tõsiselt võetav riik, vaatamata sellele, et tal on 52 miljoni inimest ja tuumarelvad. Öeldi, noh, et me ei ole huvitatud. Ja samuti võis vaadata Slovakkiat näiteks, kus oli üks üsna demagoogiline valitsus, mis, ma arvan, vähendas Slovakkia mainet maailmas ja selle tulemusena kaotas Slovakkia küllaltki palju oma niisugusest toetusest välismaale, kui vanasti räägiti, et Eesti majandusreformid on leidnud küllaltki suurt lugupidamist nii läänes kui idas. Ainuke koht, võib-olla välja arvatud Moskva, kus neist lugu ei peeta, on Eestis endas, kui me vaatame näiteks valitsuse populaarsust või ebapopulaarsust. Ja kui loed läänes, ma arvan, et kui palju ajalehtedes on sellest kirjutatud ja iga ametlik delegatsioon või mingisugune teise riigi esindaja, kes Tallinnasse tuleb, peab intervjuud, ütleb, noh, teil on need majandusreformid nagu läinud päris hästi. Samal ajal idas, ma arvan, et Eesti reformid on saanud niisuguseks, andnud reformimeelsetele inimestele seal teatud lootust. Ja ma arvan, iga endise Nõukogude Liidu keskpank on peaaegu Eesti Pangas külas käinud uurimas, mida Eesti Pank näiteks tegi. Ma olen ise käinud Leedu valitsuse kutsel, Läti valitsuse kutsel, nüüd ma lähen 2 nädala pärast Ukraina valitsuse kutsel, et noh, et ma arvan, nagu rääkima natuke Eesti majandusreformidest, et see annab neile teatud lootus. Eestis on nagu valitsus ebapopulaarne, aga osa tuleb sellest, et me ei ole tegelikult suutnud selgitada väga hästi, mis on tegelikult toimumas, miks on vaja teatud samme teha, see propaganda lonkada. Samal ajal võib öelda, et see on üldinimlik niisugune reaktsioon, et kui olukorras, kus tegelikult vaatamata sellele, et ütleme, võrreldes realistlike võimalustega on Eestil läinud hästi, aga mingisuguses absoluutsel skaalal on tegelikult probleemid iga üksikisiku tasandil väga suured. Ja nendes tingimustes on väga kerge ja võib-olla isegi inimlik ajada valitsuse süüks, öelda, et see on kõik nagu ebakompetentne majanduspoliitika ja kui me vaatame jälle, mida Ida-Euroopas on toimunud, põhiliselt, mis ma arvan, ei ole see, et kommunistid või endised kommunistid on taas võimule tulnud sellepärast, et nad on endised kommunistid, vaid et oli tahe välja visata olemasolev valitsus. See oli sest lihtsalt on halb olla ka Ukrainas ja Valgevenes, praegu me nägime, et olemasolevad valitsused, olemasolevad juhid visati välja. See on lihtsalt väga raske olukord
olla praegustes olukorras valitsuses ja loota, et sa säilitad oma populaarsust. Ja kui me nüüd prooviksime ette kujutada, mis juhtuks, kui Kanadas rakendataks sama dramaatilist ja sama valulist majandusreformi kui Eestis, siis oleks see, ütleme, inimesed tänaval väga palju kiiremini kui Eestis. Eestis ega nad ei ole eriti tänaval olnud, aga Kanadas oleks ikka täielik mäss. Ja kui me vaatame, kui väiksed probleemid tegelikult Kanadas eksisteerivad võrreldes Eestiga ja kui valuline nende nagu lahendamine on, kui raske on tegelikult eelarve puudujääki vähendada, ütleme, väga väikse summa võrra, samal ajal kui Eestis vähendati ta ühe ööga võib-olla nagu 10 korda rohkem. Me võime selles mõttes on jälle arusaadav, et see toimub. Nüüd Rootsis toimub septembris, toimuvad parlamendi valimised ja kindlasti praegune valitsus kaotab. Ja see on seesama, tema on seedinud seda sotsialismi pärandit, see, kes lõpuks hakkas seda asja parandama, see teenib ära valijate viha ja visatakse välja, kuna me mäletati, et vanasti elati paremini. Ja kuigi seda vanastit enam tagasi ei tule Rootsis ega ka Eestis. Nii et siin on jälle niisugune üldinimlik niisugune tendents. Ja lõpuks ma ütleks, et asjad ei pidanud sugugi minema nii, nagu nad läksid. Ma arvan, nüüd me vaatame kuidagi, et läks nii, et see rahareform nagu õnnestus ja asjad nagu hakkavad liikuma ja et see kõik pidi niiviisi minema. Aga kui me vaatame natuke ausalt seda asja, see on lihtsalt suurel määral olnud õnne või kui sulle ei meeldi see arengusuund, siis õnnetuse küsimus. Ja ma tooksin esile mõned niisugused näited. Esiteks jaanuaris 1992 oli väga suur majanduskriis Eestis, kõige sügavam, mis on üldse olnud. Ja sel hetkel pakkus välja Edgar Savisaar ettepaneku, et kehtestada majanduslik eriolukord. Ja need meetmed, mida ta seal ette nägi, olid väga, ei olnud sugugi liberaalsed, olid väga sovjetlikud ja mitte väga niisugused edumeelsed, ma ütleksin. Ja see ettepanek oleks enamik juba nagu läks läbi ja siis rakendusseadus ei võetud vastu, selle tagajärjena Savisaare valitsus kukkus. Aga kui see oleks nüüd läbi läinud ja need meetmed, mis oleks rakendatud, oleksid olnud need oleksid ellu viidud, see Eesti arengusuund oleks olnud täiesti erinev ja ma arvan rohkem niisugune Moldova arengusuund kui see, mida me oleme näinud. Teine sündmus jälle just enne rahareformi mai alguses tuli välja toonane peaminister Tiit Vähi ettepanekuga, et laseme varakult käiku ühekroonised ja mingisuguse rubla asendusainena, et nad hakkaksid olema nagu 500-sed, et 500 krooni võrdub 1 rublaga. No see oleks võinud peaaegu ka läbi minna, mida see oleks tähendanud, oleks olnud mingisugune vahe interregnum, mingisugune Eesti rubla, mis oleks ringlenud Vene rublaga koos ja siis oleks rahareform nihkunud sügiseni, oleks toimunud mingisugune niisugune, seesama niisugune külm dušš, mis toimus 20. juunil, et ühe hetkega on täiesti uus olukord, kus on Eesti kroon ja see on kardinaalselt erinev rublaajastust, see oleks ära jäänud ja me oleks tõesti sattunud väga teistsugusesse olukorda. Samal ajal valimised, mis toimusid septembris, sellel valitsusel oli alguses nagu ühe kohaga enamus, et 52 või 53 kohta 101-st oli sellel valitsusel. Kui valimised oleksid natuke teistmoodi läinud, oleks võinud see, ütleme, valitsuse koosseis, parlamendi dünaamika olnud hoopis midagi muud. Võib-olla oleks olnud parem, võib-olla oleks olnud viletsam, aga oleks võinud olla väga teistsugune. Ja lõpuks, ma arvan, üks sündmus, mis oli Eestis väga suure tähtsusega, oli see panganduskriisi lahendamine novembris 1992, kus 3 suuremat panka nagu suleti või liideti kokku üsna nii rangelt. Ja see oli selline hetk, kus asjad oleks võinud ka väga teisiti minna. Sest võid öelda poliitiliselt, me ei saa neid panku põhja lasta, selleks on vaja neid päästa, selleks on vaja raha juurde trükkida ja see asi oleks võinud kõik väga kiiresti käest ära minna. Ja et sel hetkel tehti üsna niisugune hullumeelne otsus sel hetkel.
ma arvan, et see vähemalt saatis sõnumi näiteks tööstussfääridele küll, et asi on, tähendab see niisugune koridoris käimine ja raha palumine, et see aeg on läbi, sest kui valitsus on valmis panka põhja laskma, siis normaalset tööstusettevõtet ta on igatahes valmis põhja laskma, välja arvatud mõned võib-olla Kirde-Eestis, kus on olukord natukene keeruline. Aga see sõnum, mis sellest sündmusest tuli, jälle oleks võinud nagu puududa. Ja kui me tuletame meelde ka, kui üldine oli sel hetkel, ütleme 2,5 aastat tagasi pessimism Eestis. Ma arvan, et tegelikult ausalt väga paljud inimesed lootsid küll, kui sa küsisid, mis on realistlik tõenäolisus, et me pääseme sellest, et me suudame kuidagi seda langust peatada, et me suudame läände orienteeruda, et midagi nagu hakkab muutuma paremuse poole. Ma arvan, seda lootust tegelikult väga palju ei olnud. Mõned poliitikud nagu Tiit Made näiteks süvendasid seda pessimismi veel väga niisuguste nihilistlike etteastetega. Aga nüüd arvame, et see on kõik loogiline, et asi pidi niiviisi minema, et asjad lahenevad, aga ta ei olnud ja seda tasub ka meeles pidada. Ja kui mida rohkem arvame, me tuletame meelde, kuidas asjad tegelikult olid, mis meeleolud valitsesid paar aastat tagasi, seda nagu positiivsemalt me hindame seda, mis on toimunud. Aitäh! Meil on ka mingisugune diskussiooniring, mis alustab homme võib-olla need küsimused ja need probleeme saame kõik ka edasi arutada seal ja nii, et aga võib-olla ma ei tea, kui palju aega meil on, aga hea meelega vastaks. Kuidas siin? Mul on 2 küsimust. Üks on see, et kui Eestis on nii tugev inflatsioon, kuidas see siis pikas perspektiivis võib võimalik olla, et Eesti kroon säilitab oma ostujõud võrreldes teiste vääringutega. Ja teine küsimus on põllumajanduse suhtes, kas need väiketalundid, mis Eestis on, kas need üldse suudavad olla võistlusvõimelised maailmaturgudel? No nüüd on, tulles võib-olla esiteks selle viimase küsimuse juurde. Neil on nagu oma eelised ja oma väiksus ei ole võib-olla positiivne, nad on liiga väiksed, see on õige. Samal ajal neil ei ole mingisugust tollibarjääride kaitset, nii et nad on kahes dimensioonis nad nagu kannatavad. Samal ajal on Eesti eelised see, et esiteks on üsna odav, praegu on veel odav tööjõud võrreldes ütleme Soome või Rootsi tasemega. Teiseks on odav maa. Tegelikult üks suur kulu, mis lääne põllumajanduses on, et maa on väga kallis ja selle maamaksud ja sellised asjad on üsna kulukad. Nii et me näeme niisugust huvitavat asja, et Eesti põllumehed ütlevad, et me ei jõua konkureerida Soome või niisuguste Lääne-Euroopa põllumeestega. Lääne-Euroopa põllumehed jälle kardavad, et me ei jõua nagu konkureerida Eesti või Ida-Euroopa põllumeestega. Ja ma usun, et see tõde on küllaltki nagu vahepeal tea asi, et igaüks oskab otsida oma enda mingis niši. Et ma usun, et oleneb jälle, kuidas see Venemaaga need läbirääkimised lähevad, aga kui näiteks saab Peterburi turu kuidagi mingisuguse vabakaubandusleppega või saab avada Peterburi turu Eesti piimatootjatele, 5-6 miljoni inimest elab seal, see võib olla tõesti nagu niisugune asi, kus annab midagi teha. Ja võib-olla on ka teised alad, kus midagi annab teha. Tulles selle krooni väärtuse juurde, see on võib-olla see küsimus, mida kõige rohkem ütlesin, mida mulle kõige rohkem esitatakse, et kuidas siis ikka on selle krooniga ja et kas ikka, see nagu tundub niisuguse paradoksina, et inflatsioon on palju kiirem kui Saksamaal, aga samal ajal ta ei saa nagu lõputult niiviisi edasi liikuda. Ma arvan, et osaliselt tuleb siis sellest, et me ehitsame sisse alguses väga palju varu. Et nagu tegelikult see devalveerituse tase oli alguses väga kõrge. Teisest küljest on toimunud nüüd Venemaal niisugune oluline nihe selles mõttes, et Venemaa
kuni eelmise aasta keskpaigani olid keskmised palgad Venemaal umbes 30 kuni $40 kuus. Sellel ajal, kui Eestis olid nad palju kõrgemad. Ja see seadis mingisuguse barjääri, et tegelikult Eesti, kui palgad oleks läinud veelgi suuremaks või hinnatase, et siis oleks hakanud tõesti idaturul oleks konkurentsivõime muutunud väga keerulis või konkurentsitase oleks olnud või konkurents oleks olnud väga suur. Mis juhtus teise aastal või 93. Aasta teisel poolel oli, et Venemaa suutis kuidagi natuke oma rahanduspoliitikat korrastada ja rubla säilitas oma kursi dollari suhtes. Samal ajal jätkas inflatsioon Venemaal umbes 20% kuus. Palgad ja hinnad tõusid üsna kiiresti, aga kroonides mõõdetuna oli rubla väärtus stabiilne. Mida see tähendas oli, et poole aastaga tõusis Venemaa kuupalk 35 umbes 105. Nii et nüüd nagu üks põhiline see konkurendi kulude tase dollarites mõõdetuna kasvas 3 korda. Ja see jälle tõstis Eestil natukene seda varu, mis tal oli. Nii et see annab meile natuke hingamisruumi juurde. Aga ma arvan, et nüüd, kui me vaatame natukene, mis on toimunud Eesti rahamassiga, mis toimunud Eesti eelarvega, need on stabiliseeruvad tegureid on näha. Ja ma usun, et võib-olla see on minu niisugune naiivne optimisti lootus jälle, aga ma arvan, et siin on oma niisugune objektiivne tõde taga, et kui rahamass ikka lõputult või rahamass ei kasva, siis lõpuks hinnad hakkavad stabiliseeruma. Ja me võime ka vaadata näiteks Eesti oma rahareformiga võttis kõige rohkem inspiratsiooni Argentiinast, tegelikult, mis Argentiinas 1. aprillil väga omapärasel päeval 1991. aastal kehtestati selline režiim, mida Eesti võttis üle. Nimelt öeldi, et Argentiina peso on seotud USA dollariga ja Argentiina keskpank ei tohi emiteerida rohkem pesosid, kui ta võtab sisse välisvaluuta. See suutis tuua Argentiina inflatsiooni alla hüperinflatsiooni tasemest. Eelmine või 92. aastal oli ta umbes 20 või umbes, mis ta võis olla, umbes 25%, eelmine aasta umbes 12%, tänavu aasta umbes 6-7%. Nii et me näeme, et teised riigid, mis on suutnud, kes on rakendanud samad süsteemi kui Eesti, et see asi on võtnud aega, kuni me jõudsime mõistliku inflatsiooni tasemeni, aga lõpuks on ta ikka nagu korda läinud. Ja nüüd seda probleemi nagu Argentiinas tegelikult enam ei ole, kui USA inflatsioon on 4% ja Argentiina inflatsioon on 5 või 6%. See stabiliseerumine on toimunud ja Argentiina vääring on nüüd 3,5 aastat või üle 3 aasta olnud stabiilne. Mina seda kartust eriti ei näe. Kui me arvestame praegu jälle, kui madalad on Eesti palgad võrreldes teiste palkadega, me võime oletada ka, et seal on teatud varu, teatud kasvuruumi, mis Eestil on enne, kui see kurss satub ohtu. Ja, kas ma saan siis õieti aru, et Eesti krooni suhe Saksa margaga, mis on stabiilseks jäänud, kas see on täiesti garanteeritud või tuleneb sellest, et väliskapital, mis on Eestisse sisse tulnud, on siis suutnud hoida krooni ja marga kursi siis samaks? Et kui samal ajal, eks ole, krooni Eestis ostab palju vähem praegu 2 aastat tagasi, aga välismaal, eks ole, Eesti kroon on ikka, eks ole, 8 tükki ühe Deutschmarkiga võrdne. Kas on puhtalt siis välisinvesteering? No see aitab seda asja nagu, see aitab hoida seda olukorda, kus tegelikult Eesti kaotab oma väliskaubanduse puudujääk kasvab, mis peaks ütlema, et ei saa kaua kesta, aga nii kaua, kui see raha voolab sisse, nii kaua on see nagu teostatav. Nii et mingil määral see inflatsiooni tase, mis on Eestil nagu viimane aasta olnud, see on tulnud, see üllatavalt kõrge inflatsiooni tase on tulnud sellest, et on olnud üllatavalt kõrge välisinvesteeringute maht. Ja ma arvan, ilma selleta oleks kroon jäänud püsima, aga hoopis teistsugustes tingimustes. Inflatsioon oleks olnud madalam ja püsimise või mitte püsimisega siin ei ole nii palju tegemist. Küsimus on rohkem, et kui palju inflatsiooni me kannatame.
välja. Mul üks küsimus. Nimelt ma lugesin alles võib-olla 3 nädalat tagasi Vaba Eestlasest, et see Eesti bilanss, väliskaubandusbilanss on kohutavalt negatiivne. Ma ei mäleta numbrit, aga see mind jahmatas, kui suur see saab olla väikse Eesti puhul. Näib, et kui me seda kaua teeme, me ei tohi unustada ära, et kui me ostame nii palju sisse, kunagi tuleb see välja maksta, välisinvesteeringud, mis tulevad sisse, tuleb kunagi tagasi maksta. Ja nii me tõsiselt pika peale müüme endid ära, et hoida seda olukorda. Ma olen väga mures selle üle. On sul kommentaari selles suhtes, mis edasi saab, sest lõpuks me peame ju välja maksma. Ja ma eeldan, et puudujäägid vähendavad ka muidugi raha emiteerimise võimalust. No me peame lõpuks seda välja maksma küll. Küsimus on, kui meil nüüd majandus jälle areneb nii kiiresti, et me suudame seda välja maksta ka ja tõesti on, et see väliskaubanduspuudujääk on, tähendab, võrreldes majanduse suurust arvestades on väga suur. Samal ajal see nagu ma ütlesin, see välisinvesteeringute maht on väga suur, need kaks asja käivad koos. Kui me võiks öelda, et välisinvesteeringute tempo võiks olla natukene väiksem, selle võrra oleks väliskaubanduspuudujääk natuke väiksem ja küsimus on ainult, et kas see tähendaks siis, et majanduse areng oleks nagu aeglasem või tähendab, kas me lõpuks võidame sellest või mitte, seda me ei tea. Ja see on Kanada tegelikult, terve Kanada ajalugu on olnud selles, et on välislaenudega seda riiki nagu üles ehitatud ja väliskapitaliga. Nüüd, kui vaatab Kanada elatustaset, võib öelda, et see on tegelikult oli üsna nagu tark asi teha, et Kanadas oli väga palju investeeringu võimalusi ja me peame ka meeles pidama Eestis, et kui me neid välisinvesteeringuid sisse ei too, siis kuidas me muidu saame kasvada? Me võime kasvada näiteks, kui teeb rohkem tööd. Seda võib-olla ei taha väga palju nagu tunde pikendada, see ei ole väga meeldib. Teiseks säästa, vähem tarbida, see ei ole ka praegu väga niisugune positiivne asi. Oma tehnoloogiat või produktiivsust tõsta, see on niisugune pikaajaline protsess. Nii et mingil määral see on niisugune, kui me tahame seda elatustaseme tempot tõsta üsna kiiresti, siis see võib olla niisugune võimalus. Ja kui vaatad jälle üksikisiku tasandil, näiteks keegi üliõpilane võtab õppelaenu näiteks ja vaatab, et see on palju suurem, kui see inimene võib-olla üldse suvel tööd ei tehta, ainult elatakse sellest õppelaenust ja ütled, et kunas seda jõuab tagasi maksta, aga võib-olla tegelikult see on väga positiivne asi. Ja ma usun, et neid näitajaid ka, konkreetseid näitajaid, kuidas välisinvesteeringud on juba kusagil mingis valdkonnas elukvaliteeti ka tõstnud, et see võib-olla ka näitab, et võiks et pole mõtet ka väga palju karta, kui oled õllejooja Eestis, siis sa oled väga tänulik välisinvesteeringute eest. Kui sa teed suitsu, ma usun, et sa natukene oled ka, aga ma see suitsumees ei ole. Ja niisugused, et kui sa Tallinnas käid mingis väga ilusas toidupoes, see on ilmselt mingi soomlase oma, soomlane on toonud sisse mingit know-how'd ja kapitali ja teinud selle kaudu see niisugune elukvaliteet ka paraneb. Ja võib-olla Eestis on üllatav, et niisugune ksenofoobia, niisugune väga vaenulik suhtumine välisinvesteeringutesse ei ole tekkinud. Ja ma arvan, et see debatt on praegu niisugustes mõistlikes piires, et võiks natuke vähem olla, natuke rohkem, aga niisugusest äärmustest on enam-vähem nagu hoidnud. Kas ma võin? Hästi, kiiresti, jah. Kiiresti, jah. Kas sa ei õhtunud siin? Sa kuulsid mind? Tore, siis ma võin ütelda näiteks, et Eesti on instinktiivselt kõige vähem patustanud diversiteediseaduste vastu ja nagu mingisuguse niisuguse vaistuga läinud sa kõige õigemad radas selles mõttes. Ja see muidugi oli õige. Uno Mereste, keda sa muidugi väga hästi tunned, Eesti Panga nõukogu esimees, on minu hea tuttav. Ja me oleme jõudnud huvitavale arusaamisele, et tema lähtekohad ja minu täiesti teisalt tulevad lähtekohad ühtuvad väga hästi ja mitmes suhtes on minu meelest tema üks väga selge pea. On nii, eks ole? On nii, jah.
Teine ja viimane. Sinu ütelus, et õpitakse vähem praegu tehnilisi alasid ja võib-olla isegi põllumajandust ja ütleme keemiad ja nõnda edasi. Sellest on kahju, sest Eesti tööstus tulevikus peaks õigust öeldama olema kõrgtehnoloogia tööstus, kõrgtehnoloogia ja kõrgtehnoloogia põllumajandus. Ja selleks on vaja sellel alal hästi ettevalmistuvaid inimesi, sest see lõppude lõpuks ikka on produktsiooni alus, mitte ainult kaubavahetus nii edasi. Tänan. Okei, ma arvan, et aega vist nii kaugel. Aitäh teile! Nii, nagu me kuulsime, pealtvaatajaskond oli väga vaimustatud loengust ja ma usun, et nadki tundsid päris palju uhkust sinu üle. Ja ma ütleksin omalt poolt nii kaua, kui me vaatame, kas siia kerkivad veel küsimusi chatti, et võib-olla sa räägiksid natukene lahti, et kuidas sa sattusid, kuhu sa sattusid ja kuidas sa jõudsid nii kaugele nii noorelt. No, aitäh. Esiteks suur tänu kõigile, kes siin täna osalesid, kes siin tulevikus seda kuidagi järelvaatamise kaudu näevad ja loomulikult organiseerijatele, et te kutsusite mind siia ja see kogu programm on nii põnev, et ma ei ole suutnud sel nädalal väga palju jälgida, aga see fakt, et see on järelvaadatav, kindlasti lähen nüüd ja uurin neid teisi loenguid ja neid ajaloolisi loenguid. Aga ma arvan, et kuidas ma sinna nagu sattusin, aga kas see väga noorelt, ma ei tea, et tegelikult see ikka nagu ülikooli lõpetasin 28-aastaselt, nii et ega see ei ole nii väga noor ka, aga kuidagi Eestis hakkasin, ma olin tegelikult UBC's Briti Columbias olin õppejõud ja siis, kui see asi hakkas seal liikuma 90. aastal, siis tekkis võimalus kolida Helsingisse. Mul üks minu doktori väitekirja, ütleme see juhendaja, see siis tegi mingi projekti seal, ütles, et keegi võiks sinna Helsingisse kolida. Mõtlesin, et siis saab nagu 80 kilomeetrit Tallinnast elada ja nende samade teemadega tegeleda ja siis kuidagi sattusin sinna Helsingisse ja siis hakkasin nende Eesti erinevate lihtsalt edasi-tagasi sõitma selle Georg Otsal laevaga ja siis tutvuma inimestega ja lihtsalt ad hoc korrast nendega vestlema ja kuidagi vaikselt siis sai nendele ametlikemale positsioonidele, ütleme nii. Ja mis mõtted on sul, kui sa nüüd kuulasid nooremat Ardo Hanssonit, et oled sa ikka majanduse suhtes optimist ja miks? Ja ma ikka olen ja ma olen alati olnud ja see tuli kuidagi nagu kumas läbi see nagu optimism juba sel perioodil, kui see asi ei olnud nii hea. Tahaks seda Toomas Merilot siis tänada ka, et ta üldse sellise asja esiteks salvestas. Ma saan aru, et see ei olnud, et ta kogu aeg seal salvestas, vaid et ta oli paar päeva varem ostnud uue videokaamera ja katset. See juhtus olema see loeng, nii et ise pole nagu ennast tegelikult vaadanud sellises perspektiivis, et kui varasemalt filmisid või isegi tänapäeval filmid, siis on paar sekundit või paar minutit, aga et lasta kaameral lihtsalt töötada nagu tund aega ja vaadata, kuidas sa seal toimetad, et see oli nagu isiklikult oli see hästi nagu põnev ja isegi seda näiteks, et mõnikord, kui sa nagu otsisid mingeid sõnu ja jäid seisma ja mõtlesid, et mis sõna ma nüüd kasutan, siis need sõnad, mida ma ise praegu täna välja pakkusin, olid need täpselt samad, kuhu ma lõpuks jõudsin 27 aastat tagasi, nii et inimene on ikka ei muutu tegelikult väga palju ajas. Ja hästi tore oli seda saali näha jälle ja seda kogu seda Metsaülikooli seda atmosfääri sealt kuidagi nagu tunnetada, et ma ei tea, kas tänapäeval enam siin Twitteri maailmas inimesed jõuaksid nii tund aega, nii intensiivset või seda tihedat, seda majandusteadust kuulata. Ja siin on tore näha ka, või tegelikult väga paljud
alumnused või need vilistlased, paljud, kes ei ole enam meiega. Ja üks oli loomulikult Valter Rand. Ma arvan, need on võib-olla mõned viimased kaadrid Valter Rannast, sest ta 2 päeva hiljem väga traagiliselt suri Metsaülikoolis ja said sealt, ta küsis seda viimast küsimust ja said aru, kui tegelikult toreda ja targa inimesega oli nagu tegemist. Aga ma arvan, et see kuidagi nagu tuletas meelde seda kogu õhkkonda selle ajal, et tegelikult päris põhjalikult sai käsitletud kõiki neid alates, ma ei tea, erastamisest, majanduse liberaliseerimisest, inflatsioonist, väliskaubandusest, põllumajandusest ja nii edasi. Nii et tegelikult ma ei kujuta ette, kui palju aega sul võttis seda kõiki nagu neid märkmeid ette valmistada, aga just see selline nagu, kui keeruline see olukord oli, et seda nagu tõesti, ma arvan, me praegu enam võib-olla nii palju isegi ei mäleta. Nii et see kuidagi tuli meelde, kui habras ja kui tegelikult, kui teisiti need asjad oleksid võinud minna, nagu ma seal lõpupool natukene spekuleerisin, et sul on nagu mingi valitsus, millel on, ma ei tea, ühe häälega mingi enamus parlamendis, et oleks natuke teisiti läinud, oleks ei tea, kas paremini või halvemini, aga et see väga palju sõltub õnnest ja väga palju sõltub üksikutest indiviididest, kes saab sinna peaministriks või mis iganes. Ja kas sa oled ikka nõus nende asjadega, mis sa seal loengus meile rääkisid või kas sul on võib-olla teine vaatevinkel neid tagantjärele vaadates? Ma arvan, et ikka üldiselt üllatavalt nagu, võib-olla ei ole ise väga objektiivne, kuna ise pärast tegelesid sellega ja ei taha nagu, teised oskavad võib-olla seda paremini nagu hinnata, aga kuna asjad on, ma arvan, laias laastus läinud ikka nagu seda teed, et selles mõttes nagu ma ütleks, et pigem positiivsed kui negatiivsed, et ma täna vaatasin, et kui palju on selle aja jooksul muutunud, et 1994. aastal näiteks keskmine palk Eestis oli 111 eurot, tänapäeval 1536, et mingi 14 korda on, nominaalis on ta tõusnud. Keskmine pension oli 24 eurot kuus, oli 1994. aastal, täna on 552. Et nii 25 korda on see pension tõusnud. Nüüd, kui me arvestame, et samal on loomulikult palju inflatsiooni olnud ka ja ma arvan, et umbes 3,5 või 4 korda on see hinnatase tõusnud, aga keskeltläbi võib öelda, et inimeste sissetulek, isegi kui sa arvestad maha seda inflatsiooni, on tänapäeval umbes 3,5 korda suurem kui ta oli sel ajal. Nii et sinna seda kasvu on olnud päris palju. Ma arvan, kui me alustasime, siis olid sellised Poola, Ungari, kõik need olid natuke paremas olukorras, nad olid meist rikkamad. Nendest me oleme jälle keskmisena juba ammu mööda tõmmanud ka Slovakkiast ja Horvaatiast ja nii edasi. Siis mõne aasta eest, kui me vaatasime neid elatustaseme näitajaid, me jõudsime Kreeka ja Portugali tasemeni. Ja nüüd praegu me oleme, kui uskuda jälle neid ametlikke andmeid, siis me oleme Hispaania tasemeni jõudnud, mis on minu meelest juba, teised sa võid öelda Kreeka või Poola, mis see nüüd võib-olla ei ole midagi nii erilist, aga Hispaania mulle tundub juba sellise nagu päris hea saavutusena. Loomulikult, kui seda kuulsin ka, et tegelikult ühes kohas ma siis rääkisin, et mis need valukohad on, ega need on tegelikult mõnes mõttes ikka need samad, mis meil veel tänapäeval nagu muret tekitavad. Üks oli see sama maaelu, siis on regionaalpoliitika, energeetika, elamumajandus ja 5. oli siis ebastabiilne Venemaa. Ja ega tegelikult ma arvan, et kõikides nendes valdkondades on asjad palju paremaks läinud, et kui vaatad näiteks, et kui uskuda jälle Eesti ametlikku statistikat, siis keskmised palgad Eestis kasvavad kiiremini, kui Tallinnas ei kasva palgad nii kiiresti kui keskmiselt mujal Eestis. Võib-olla see protsess on väga aeglane, aga mingil määral on seda, et teistes piirkondades läheb natukene
paremini, ma arvan, et regionaalsed erinevused on ka alati, igas riigis on, ma arvan, Kanadas on jõukamad ja rikkamad piirkonnad, aga juba sel ajal see Lääne-Eesti versus Ida-Eesti lõhe oli tekkimas ja see on tänapäevani jäänud. Ja ma nüüd lähen vaatan, meil chatis on mõned küsimused. Peeter Einola küsib, tal on 2 küsimust, ma küsin ta esimese küsimuse enne. Milline on praegune Eesti panganduse seis ja välismaa pankade mõju? Okay. Ma arvan, et suhteliselt stabiilne olnud, isegi kui me vaatame 12 aastat tagasi oli meil päris suur või eelmine majanduskriis ja juba siis ükski Eesti pank ei läinud pankrotti, mitte Eesti maksumaksja pidanud ühtegi senti maksma ühegi panga nagu päästmiseks. Nii et, ja praegu selle viimase COVID-i kriisi ajal on ka need pangad suhteliselt hästi üle elanud. Meil ei ole olnud mingisugust vapustust või mingisugust probleemi. Nii et seni on need asjad nagu küllaltki hästi läinud, need pangad on olnud päris tugevad ja nii edasi. Välismaa pankade mõju on viimasel ajal natuke hakanud vähenema, kuna on tekkinud vähemalt kaks kodumaist panka, mis on kasvanud natuke kiiremini kui teised. Ma olin ühe pangaga nõukogus eelmistel aasta aega tagasi või nii edasi. Nii et see kooperatiiv või Coop Pank, eks ju. Nii et selles mõttes, aga vahe on suur ikka, kui need Rootsi pangad on nii domineerivad, et isegi kui Eesti pangad kasvavad palju kiiremini, see turuosa võitmine võtab aega. Ja Peetri teine küsimus on, et kes siis saab Eesti presidendiks? Ei tea, nii et seda elame näeme, aga vaatame. Ma arvan, meil on praegu väga hea president, nii et aga siin on ka teisi häid kandidaate, nii et Eestis selles mõttes on hea, et selliseid tublisid inimesi siiski on. Mitte kõik ei taha seda ametit pidada, aga ma arvan, et ikka on toredaid, tarku ja kompetentseid inimesi. Ja nüüd on Käbi Lokil küsimus, ma loodan, ma loen ette õigesti. Siin on tol ajal on probleem piirirajoonide majandusliku tagasijäämisega ja see pole vist lahenenud. No ja ma arvan, et siin oli täpselt, ma mainisin, et just see ida- ja lõunapiiri vastu olid need, kes jäid sinna nagu Venemaa ja Läti piirile, nendel alguses oli natukene raske. Ma arvan, et mingil määral on see asi natuke nagu paranenud, võib-olla rohkem seal Kagu-Eestis kui Kirde-Eestis, aga jah, see on jätkuvalt nagu teemaks. Ja sellised nagu lihtsaid lahendusi ei ole. Ma arvan, Eesti riik on päris palju investeerinud füüsiliselt ja nii edasi, aga kindlasti on seal elu teistsugune kui suuremates linnades. Ja siis meil on küsimus Veiko käest. Ma usun, see on Veiko Parming. Suur tänu. Minu küsimus on järgmine. Lääneriikidel on suured võlad, kehv majanduskasv ja madalad intressimäärad, kuna tundub, et kapitali ja palju, aga häid investeerimisvõimalusi vähem. Kas sa näed, et lääneriikide majandusi ootab ees pikem Jaapani-sugune stagnatsioon, mis sisaldab jätkuvalt madalaid, ma kerin alla, madalaid intressimääre ja aeglast majanduskasvu või kas suudetakse kasvada võladest välja? Ja siis ma esitan teisi küsimusi. Väga oluline ja selles mõttes me spekuleerime, mis siin tulevikus saab. Ma arvan, et me oleme elanud ühest küljest imelikul ajastul, kus tegelikult, ma arvan, et mitukümmend aastat tagasi oli tegelikult kuidagi nagu palju selgem, et kui sul oli majandus ei arenenud väga kiiresti, siis sellega käis käsikäes madal inflatsioon ja vastupidi, kui oli kiire inflatsioon, siis majandusel läks hästi. Nii et kui oli kiire, panid pidurit, kui oli nagu aeglane, siis
vajutasid gaasile. Viimasel ajal on olnud huvitav kombinatsioon, et kuigi majandusel ei ole väga halvasti läinud, on inflatsioon olnud väga madal ja see teeb keskpankadele pigem nagu muret, tahavad seda inflatsiooni natuke tõsta. Nad vähendavad intressimäärasid, aga seda ei teki ja seal on igasugused põhjused selle taga, et on majanduse digitaliseerimine, kõik see e-kaubandus on rohkem konkurentsi, globaliseerumine kindlasti vähendab inflatsiooni survet, nafta hinnad ei ole nii väga kiiresti kasvanud ja nii edasi. Et on olnud sellised nagu imelik periood ja nüüd me võime sattuda, me loodame, et varem või hiljem nagu majandus kasvab ja tuleb inflatsioon tagasi, siis nagu natukene rohkem inflatsiooni, et siis on kõik nagu, siis hakkame intressimäärasid natuke tõstma ja see kõik kuidagi nagu sujuvalt laheneb. Aga kui tekib selline olukord, kus majandus hakkab, ei kasva eriti tegelikult, aga hinnad hakkavad järsku kasvama, siis see olukord on natukene nagu keeruline. Nii et praegu ma ikka tahaks olla jälle oma optimistlikus vaimus ikka uskuda, et selline sujuv väljaminek on, kui tekib mingi piisav nagu pärituul, et siis on võimalik sellest välja kasvada. Aga elame näeme. Ja siis Veiko teine küsimus, mis on Eesti kui väikese ja lahtise majanduse jaoks olulisemad strateegilised võimalused välja paista ja tagada pikaajalise majanduskasvu, eriti arvestades nimetatud globaalset majanduslikku tausta? Aitäh! See on, ma arvan, Eesti on väga palju võitnud sellest, et majandus on hästi diversifitseeritud. See on mingil määral ootamatu, et sa mõtleks, et kui on mingi väike majandus, et ta oleks kuidagi nagu spetsialiseerunud, ma ei tea, et ühele või kahele asjale, mis oleksid hästi nagu domineerivad. Aga Eestis, kui keegi küsib, et millega te seal tegelete, siis ütled, et ma natuke põllumajandust, natuke tööstust, natuke turismi, natukene ehitust, natukene, ma ei tea, ühte teenust või teist teenust, et hästi nagu diversifitseeritud ja see on nüüd meid viimasel ajal ka aidanud, sest kui ütleme sellel samal hotellidel ja restoranidel kõik läks väga halvasti, siis olid jälle see näiteks mingi IT-sektor või mingi tervishoiusektor, millel juhtus minema siis nagu justkui paremini ja kuidagi omavahel nagu ei pannud kõiki oma mune nagu ühte korvi ja ma arvan, et see püsib ja see on olnud nagu edu niisugune alus, et ei ole vaja väga nagu valida ühte asja, seda nagu väga forsseerida. Ma arvan, see kogu digitaliseerimise värk on olnud loomulikult hästi nagu oluline ja kui nüüd mõelda mõningaid asju, mida seal loengus ei maininud või osanud kuidagi nagu ette näha, siis kindlasti ma arvan, et on 3 asja. Üks on, et Eesti igal pool edetabelites järsku nagu esikohal, eks ju, need samad, kas on need PISA testid või on ükskõik milline majanduslik või indikaator, me kipume olema vähemalt maailma silmis hästi kõrgetel kohtadel ja seda oli natuke juba seal loengus tunnetada, et keegi ütles, et te teete ju nagu päris hästi, aga seda on nüüd päris pikalt olnud, et ma ei tea, maailma parim maksusüsteem või mis iganes. Nii et see on üks nagu ootamat ja teine asi on digitaliseerimine, et seda, et Eesti oleks muutunud selliseks digiriigiks ja sellega kuulsaks saanud, ma arvan, et 94. aastal ega me inglise keeles we didn't see it coming. See oli ikka täiesti ootamatu ja ma arvan väga positiivne tänapäevani toidab meid. Ja siis 3. asi, mida võib-olla ei osanud väga näha, oli see tsüklilisus majanduses, need buumid ja need krahhid. Et siin me oleme peale seda perioodi, mis oli juba raske, oleme 3 sellist olulist majanduslangust läbi elanud, on see 97. aastal oli siis Eestis oli siis aktsia nagu buum ja siis krahh ja siis maailmas oli siis see Aasia kriis ja Venemaa kriis, siis aastal 2008 oli siis globaalne finantskriis ja Eesti samal ajal kukkus kokku kinnisvara
mull, väga raske tagasilöök ja nüüd viimati oli siis see COVID-i kriis, et võib-olla sel ajal me kuidagi mõtlesime, et kui me saame nüüd lõpuks sellele trajektoorile, siis kõik saab olema suhteliselt nagu sujuv ülesmäge minek, aga tegelikult me oleme nagu päris oluliselt ikka üleval ja all käinud. Majandus on ikka väga tsükliline, et see on küsimus, et kas seda oleks võinud kuidagi nagu paremini manageerida. Aga ma arvan, et see ühte sellist võluvitsa, et me nüüd valime välja mingi ühe asja ja selle kaudu teeme Eesti paremaks, et seda on väga raske leida. Ja nüüd tuleb üks väga oluline küsimus Robi käest, ma arvan, see on Rob Hisi käest, et millal tuled tagasi Metsaülikooli loengut pidama, loodame, et varsti perega puhkusele. Selles mõttes, et kui te jälle teete seda, sel aastal oli see teine, see Eesti Metsaülikool ka, sinna kutsuti ka, kahjuks ei saanud. Ma siia olen tulnud virtuaalselt, aga sinna ei saanud minna ja aga loomulikult, kui kunagi, see on pikk või keeruline ettevõtmine, nüüd on pere natuke suurem, nii et nemad kindlasti tahaks tulla. Ja vaadates neid kaadreid jälle, see kõik nagu tekitab seda positiivset emotsiooni. Nii et ma ei näe praegult rohkem küsimusi ja enne kui ma oma lõpu tänusõnad mitmele inimesele nüüd edasi annan, ma esiteks tänan sind, et sa tulid meiega liituma ja et jagasid seda kogemust, 1994. aasta kogemust ja et me kuulsime sinu mõtteid tänapäevasest Eestist. Aitäh kõigile. Nii, ja ma proovin vähe kiiremini teha, sest ma tean, et kõigil on siin pikk kuulamine olnud. Ma lihtsalt mainin mõned asjad ära. Olgu küll, et meil on parajasti läbime rasket COVID-i ajastut. See on siiski sundinud meil olema innovatiivsed ja oleme suutnud pakkuda loengute kogemust virtuaalselt. Me oleme adapteerunud ja sellega pakkunud enditele ja teistele midagi enamat. Ja minule isiklikult on selle aasta Metsaülikooli kogemus olnud haruldane, eriti mõeldes sellele, kuidas minevik ja olevik on kokku tulnud MÜ klassika loengutega. Näiteks eile Merilin Vihman pakkus oma 1982. aasta laste kakskeelsuse teemalises loengus meile palju olulist, mis ka tänapäeval on meil kasulik ja tutvume uuesti varasema loengute mõtetega ja ideedega. Ja Metsaülikooli omapära on alati olnud, et see on taimelava uutele ideedele ja võimalustele koostööle, mida me nägime toimus ka sel aastal. Ja et istuda koos panelistidega ja arutada elu Eestis, välismaalt Eestisse läinud inimestega oli teine haruldane võimalus mõttevahetuseks. Loodan, et julgustasime samuti ka osalejaid eestikeelset Wikipedia lehekülje kirjutamist proovima. Meil on kavas Wikipedia õpitubasid veel läbi viia, et juurde saadud teadmised ei läheks kaotsi. Ja mul on õieti rõõm teatada, ma pidasin siin Käbiga vahepeal nõu, Käbi Lokiga, et vähemalt 80 inimest kogesid selle aasta MÜ-d oma toa nurkadest. Meil oli osalejaid Kanadast, USA-st, Uus-Meremaalt, Inglismaalt, Eestist ja võimalikult ka mujalt. Ja kuna me paneme ettekanded MÜ veebilehele, siis see arv jääbki kasvama. Täname sponsoreid Eestis nii Kultuuriministeeriumit kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumit, Kanadast Eesti Sihtkapital Kanadas. Täname neid, kes pakkusid meile kava sel aastal Arvi Tavastit Eesti Keele Instituudist, meie Wikivõlurid, Wikipedia administraatorid Ivo Kruusamägi ja Indrek Parki, Sirje Kiini, kes tutvustas meile nii luuletaja Turve Karuksit kui ka kirjandusteadlast ja luuletajat Ivar Ivaskit, Andres Kasekampi ajalooliste täienduste eest Heinos Susi loengu puhul ja ka Olev Klassi, kes jagas oma teadmisi Heinos Susist. Panelistid Riina Kindlam,
Kindlamit, Riho Esko Maimetsa, Silvia Soidet ja Lembit Torki. Keeleteadlased Virve Anneli Vihman ja Merilin Vihman, kes pakkusid meile mõnusa tandeemi nii ema ja tütre vaatevinklist kui ka ajaloolisest aspektist. Ja veel kord täname Ardo Hanssonit, kes samuti aitas meil minevikku kokku tuua olevikuga Eesti majanduse nurga alt. Nii et ja veel viimased tänud lähevad veel täname juhatuse liikmeid ja kaastöölisi Käbi Lokk, kes tegi suure töö ära, eriti klassikaloengute projekti puhul, Viive Torki, Inga Eichenbaumi, Helge Kurmi, Sirje Kiini, Tauno Möldrit, Toomas Merilood, Robert Kiisi, Ingrid Jaenest, Riina Kindlamit, Elle Palumäed, Olev Trassi, Ingvar Liitoja, Võõve Liitoja, abis oli veel Eneli Mölder ja Rasmus Ratas. Lõpetame selleks korraks ja kutsume teid külastama MÜ klassikaloenguid MÜ veebileheküljel. Järgmise nädala jooksul saab sinna pandud kuni ligi 100 loengut, mida on võimalik kuulata aastaringselt. Nii et jätame teid hüvasti selleks korraks. Teavitame teid MÜ tulevikuplaanidest ringkirjaga, sotsiaalmeedias ja MÜ veebilehega. Alati otsime ka uusi juhatuse liikmeid, nii et võtke meiega ühendust, kui olete huvitatud. Nii et ilusat suve jätku!